Tere taas, head Sokkerneti vaatajad, kuulajad, igatpidi jälgijad. Meie taskuhäälingu pikk ette ja ise järele 352. osa on teie ees. Mul ei ole kahjuks kaasas kuldmedalit, mida endale ise kaela riputada, aga saame vast selle saate ilma ka tehtud. Räägime MM-loosist ja Donald Trumpist ka kindlasti natukene, aga meil siin Eestimaal on ka suuremaid liikumisi toimunud, suured muutused on meil siin toimumas, nagu klassikud on öelnud. Aitavad sellest täna rääkida Chris Ilves. Tere, Eesti ujujatele riputati ka kuldmedalit, mitte ainult Donald Trumpile. Nad ei pidanud ise võtma seda, vaid vaata nemad nagu, ma ütleks, et nemad olid seal need välja teeninud. Et jah, palju õnne muidugi Veneli Jefimovale ja Ralf Tributsovile ja kogu Eesti ujumisele, Eesti spordile vägev õhtu oli. 5 minutiga 2 kulda, ma ei tea, kas on viimasel ajal olnud selliseid hetki, neid vahel nagu elu sätib kuidagi ilusti kokku. Sellisel tasemel küll ei meenu, küll on äkki tiitlivõistlustel varem olnud järjestikustel päevadel või samal päeval ka äkki medaleid tulnud, aga et nii väikese vahega ei meenu. No Eestikatel on ka, vaata mõni on saanud 2 kulda 5 minutiga võib-olla kätte, aga see pole päris see nagu, et EM on EM. Ja Markus Jürgenson, sul on ka medalid kaelas käinud ikkagi aeg-ajalt. On. Need on need osaleja omad küll, viimasel ajal. Viimasel, mul viimaste aastatega on ikka tulnud palju medaleid, mis osaleja, ega see ei ole osalemise Eesti ei saa medalit. Siis kui sa ikkagi lõpetad, finišijoone ületad, siis saab medali. Tegemist oli puhtakujulise provokatsiooniga, et siit käima tõmmata nüüd. Endiselt on rohkem neid kui teil siin kokku. Oota, aga tõsi. Kui Donald Trump pani endale ise medali kaela, siis kui sa näiteks kuskil karikafinaalis kaotasid, kas sa olid selline mängija, kes võttis medali kaelast ära kohe või jättis kaela? No, ma ei mäletagi, ega neid karikafinaale nüüd ülemäära palju neid karikafinaale polnud, kus hõbemedal kaela pandi. Aga Humble praegu või mis selle... Mäletagi, ma ikka tavaliselt ma ikkagi austasin seda olukorda ja leppisin selle olukorraga, et mis seal ma see ei olnud, kes võttis selle medali ära, viskas publikusse, aga ma ei mäleta. Riietusruumis teha, kui nagu tõesti üldse ei kannata kanda, et mulle jaoks on nagu alati see, et ole seal viisakas nagu. Jah, aga tõele auandes selles mõttes, et mängides siin Eestis enamus aastaid nii Floras kui Levadias, siis mõlemas meeskonnas hõbemedal oli ikkagi nagu kaotatud meistritiitel, et ega see ei olnud nagu tollel hetkel see asi, millega nüüd suure uhkusega rinnas ringi käid. Kohe me sellest räägime, et hõbemedali eest võib nagu tööst ka ilma jääda. No võib jah. Et nii ta on olnud, jah. Aga aga ma mõtlen, et ei olnud neid väga palju neid finaale. Vist. Ma ei tea, see on kuskilt saab välja vaadata, aga... Ei see... Need ei jää meelde. Need ei ole sul ilmselt nii hästi meeles, kui sul seda, ma tean ju, vahel ikka enne ülekannet saab nagu testida, et palju sul oli neid. See tuleb niimoodi. Ole pealt. aga need on need ikkagi tiitlid ja karikad, eks ole. Jah, need mis... Mitmekordne Eesti hõbema olen, ma arvan, et seda ükski Eesti jalgpallur vist väga ei arvuta nagu. Võib-olla siis, kui sul on see karjääri tippsaavutus ja sa teed seda, ütleme, ma ei tea, ala Kalev Bronxiga, eks ole, et siis mõned aastad tagasi, et siis on kõva sõna. Aga Floras Levadias ilmselt ma ei usu, et väga palju neid on, kes teavad, kui mitu korda nad teiseks on jäänud. Ma ei teagi, ikka teavad, mul on see telefonis isegi kirjas, ma kunagi vaatasin kõik oma sellised mingid numbrid järgi. See on päris huvitav statistika tuli sealt välja. Ja saad muidugi niimoodi vaadata, eks ole, et kui mitu hooaega ja ma ei tea, järjest ma ei ole ala esikolmikust väljas olnud või mida iganes. Mul minu karjäärist tuli 4 esimest kohta meistrivõistlustelt, ehk siis 4 tiitlit, 13 kohta ja 4 kolmandat kohta, 3 neljandat kohta, 1 6, 7, 8. Ma igaks juhuks toonitan siinkohal üle nagu vaatajatele ka, et me ei vahetanud enne mingid memosid, et mehel lihtsalt on telefonis kirjas need asjad. See ei olnud üles. Et ma ütlesin, et kuule, ole hea, et saates võib-olla võtan jutuks, et vaata järele või lihtsalt veel, et saad ega ma ei mäleta ja siis võttis telefoni, aga mul on siin kirja. See on sellepärast meeles, et ma kunagi mingi aasta tagasi mingis saates mul oli vaja mingid numbrid välja tuua, vaata ma näitan siin televaatajad või need saatevaatajad seda ei näe, aga mul on siin kõik statistika hooja põhjalt. Selles mõttes on nagu vägev, et ikkagi seda nimekirja, mida Jürgenson praegu näitas, siin ikkagi tuleb telefoni ekraanil kerida natukene, et see ei ole nii sama, et tundus vähemalt nii,
jah, ja mul on siin ka tegin, ma ei tea, Rauli täna pole saates, aga ta lubas siin suure suuga, et ta uurib välja, mis tsitaat siis sinna Flora riietusruumi hooaja alguses kleebiti. Ja siis ma ikkagi ootasin. Raul seda ei saanudki teada. See on see eelvaatejuht lõika. Jah, sellest oli ju pilt lausa, et mis juurida. Mul tuli ka see pilt telefoni ja ei tea, võib-olla tal on mingid siseinfot, et olid veel mingid tsitaadid, et ikka stend. Ei olnud lihtsalt üks pilt siuke. Ja, see käis ju läbi seda ju, seal mõnedki jagasid minu mõelest pärast tiitlivõidu. On jagatud? Minu mõelest küll. Ma olen küll näinud kuskilt nagu. Just neid pilte, mida sa näitasid, kus ikkagi nagu hoitakse seda paberit käes nagu, ja nagu erinevaid isegi. Et Sapinen ju väidetavalt oli printinud välja ikka kõigile seal. No ikka. Jaganud. Ja ju jagus neid seal mitme ruumi seinale võib-olla isegi. Aga näed, töötas. Ja ütleme, et kõik nipid, mis töötavad, on head nipid, ma ütleks. 1. jaanuarist avaneb see pakkumiste keskkond siis, et Sokkerneti podcast siis ja Sokkernet nende võimuses on siis meister ära otsustada, et ei mis me meistreid otsustame, me oleme siin mängijatele klubisid leidnud, mingid treenerid vahel mingit saadetes vist vallandanud ka juba jutu järgi, et jah, ja teie olete süüdi siis selles ka osaliselt, et Kuressaares käib vähe inimesi. Ja me on paljudes, mitte meie ainult, vaid ikka teised ka kõik. Ajakirjandus. Ei see on natukene selles mõttes naljakas, et me ju vahendame, et me ei mõtle välja ju. Ma muidugi selles suhtes on aru, et kui nagu vahel võib tekkida tunne, et nagu tehakse ülekohut, et see on natukene minu mõelest see, et kui Eesti klubides töötavaid inimesi vaadata, siis seal tehakse tihti mitme inimese tööd ja antakse kõik endast ja rohkem veel, rohkem kui peaks tegelikult võib-olla. Ja siis sa oled ka lihtsalt parimas mõttes nagu tundlikum igasugusele kriitikale. Sest sul on võib-olla tunne, et su tööd ei hinnata, et nagu sellest nagu vale mulje ei jääks, et me hindame väga kõikide inimeste tööd, kes Eesti klubidest nagu töötavad ja pingutavad selle nimel, et see publik käiks ja mängud toimuksid hästi ja kõik, aga lihtsalt vahel nagu reaalsus on see, et kui on alla 100 inimese tribüünil, siis on alla 100 inimese tribüünil, et seda nagu ei ole mõtet ilusamaks rääkida kuidagi. Et seal on pigem, ma ütleks, nagu mingisugused laiemad asjad, nüüd Premium Liigal on tipus ka natukene värskendust, et kes seal nagu seni tegid, Veiko Soot ja kõik teised, et tohutu töö ära tehtud, aga et võib-olla lihtsalt tuleb mingit natukene uut teed otsida, et nüüd edasi minna sealt. Näis. See kindlasti ei tähenda, et see, mida on seni tehtud, oleks kuidagi halb nagu, või kellelegi ette heita midagi. Aga ma nagu ei usu, et meedia nüüd nagu seda mõjutab kuidagi. Me nii kõikvõimsad ka ei ole äkki. See nali, et me siin treenerid ju vallandame ja kõik, ma tahaks nagu näha, ma oleks nagu väga mures, kui mingid klubid nagu selle järgi otsuseid teeksid, mida siin 3 inimest siin laua taga lämisevad igal esmaspäeval, et see oleks päris pahasti juba. Kohe nii tõsiste juttudega, sa ju käisid puhkusel, kus käisid mängu vaatamas, mis riigis käisid, kus päikest võtsid? Keerad nuga haavas, jah? Ei, miks? Ei, minu puhkus... 2 nädalat olid kadunud. 2 nädalat ei olnud kadunud, 1 nädal oli lihtsalt eemal. Meil on rotatsioon, nagu sa oled tähele pannud. Nädala kaupa. Siis teine nädal oli puhkus. Kus ära käisid? Mis tegid? Tegin klassikat. Mõmisesid kodus või? Üllatavalt täpne kusjuures. Selles suhtes, et tegin klassikat. Ehk et ei ole parimat asja puhkuse alustamiseks, kui jääda tõbiseks. Ehk siis ravisin külmetust. On lihtne vastus. Ei teinud mitte midagi, kujutad ette. See on ka vahel puhkus. Täpselt sina ei kujuta ilmselt. Ei, mina kujutan väga hästi. Väga hästi. See on väga tervitatav. Jah, et tõesti päriselt ka ei teinud nagu mitte midagi. Ei võtnud seekord sellist klassikalist jalgpallipuhkust, et kuskil reisil käia. Ja seekord nii. Aga siis seda enam on nagu mida uuelt aastalt oodata ilmselt. Läheme siis selle põhiteema juurde ka või? Ehk siis Levadias suured muutused, kui meil siin oli korraks nagu vist eelmisel esmaspäeval sai nagu vaadatud asjadele natukene niimoodi peale või mõeldud, et nagu millest me selles järgmises saates räägime. Et Hapukurgi hooaeg ja talv ja vaikne ja... Iga aasta sama jutt. Iga aasta sama jutt. Aga siis on klõpsti, on märts 2 päeva läheb mööda ja kohe on selline, et selle saatega on korras. Ehk siis lühidalt, kes nüüd tõesti kivi all kuskil on elanud,
Curro Torres, rõhutame, ei vallandatud, leping lõppes, otsustati, et ei jätkata. Seal oli, nagu ta ise hooaja lõpus ütles, oli see natuke niimoodi ebamäärasateks detailid ongi osapoolte oma asi, aga oli ilmselt mõlemapoolne optsioon. Ja leiti, et kuna see hooaeg läks, nagu ta läks, ja võib-olla isegi mitte tulemuste mõttes, seal mingit katastroofi ka ei olnud otseselt, aga eesmärgid jäid täitmata ja mänguliselt me nägime, et see asi jooksis nagu natukene kinni leebelt öeldes omadega ja otsustati, et uued tuuled ja kuidagi, ma ei tea, mulle meeldib alati nagu näha seda, et kui asjad suudetakse niimoodi ilusti viisakalt ära lõpetada ja ma arvan, et siin nagu kummalegi sellist halba maiku ei jäänud või ei tohiks vist. Sa mõtled siis klubi ja peatreeneri vahel nagu, et pettumus on suur, aga sa nagu said nagu viisakalt töösuhte lõpetatud ja kõik. Curro Torres on tippjalgpallis ju mängijana ka, treenerina juba nüüd ka nii kaua olnud, et ta ju teab, kuidas need asjad käivad. No, Kris, sinu mõtted? Mul on päris palju mõtteid temaga seoses. Kust ma hakkan võtame nagu, alustame äkki siis sellest, et mis Currost maha jäi Eestisse? Mis ta tegi selle 3 aastaga? Curro Torresega sai selle 3 aasta jooksul üsna palju ikkagi suheldud läbi siis pressikonverentside või muud moodi intervjuude, üks-ühele intervjuude, enne mängu, pärast mängu ja ääretult sümpaatne inimene. Ta võis olla küll hästi emotsionaalne, aga eks see on ka arusaadav, arvestades millisest kultuuriruumist ta tuleb, milline on jalgpall Hispaanias, kuidas seda asja seal aetakse, mis tasemel ta on ise mänginud, treenerina ta sellisele tasemele veel ei ole jõudnud, aga kõik see asi kokku ja et ta tuli siia väikesesse Eestisse, on ka siin varem olnud treenereid, emotsionaalseid treenereid, eesotsas siin serblastega, Markus teab neist palju rääkida. Erinevat moodi on mindud Eestist ära, on mindud võib-olla sellise suurema kärasaatel, aga lõppkokkuvõttes ikkagi Curro treenerina ta tõestas oma taset. Võib-olla see tippmine eesmärk jäi saavutamata, aga eelkõige ikkagi ta tõi seda teistmoodi jalgpalli, mitte just teistmoodi jalgpalli, aga seda teistmoodi värskus ja premium-liigasse, mis värvi. Jah, igati tervitatav. Võib-olla see jalgpall, mis ta siia Levadiasse tõi, ega nüüd ei olnud selline wow-efekt, et päris selline Hispaania tiki-taka ei olnud. Revolutsiooni ei teinud. Aga ikkagi see eelmine aasta, 2024, isegi siis mängijad, ka Levadia mängijad, teiste klubide mängijad ikkagi ju rääkisid, et see võis olla üks kas premium-liiga ajastu üldse kõige tugevam võistkond üldse. Kui me võtame võistkonda nagu sellisena, et treenerite tiim pluss, eks ole, mängijate nimekiri, siis nii alg-11 kui pink, siis ma küll arvan, et ei ole mitte midagi vastu panna. Me ju eelmisel aastal eriti oli see, kus me nagu vaatasime, et mis pink see on, et pane see pink mängima ja tiitel tuleb. Okei, garantiisid ei ole, aga nagu nimede poolest küll vähemalt. Et ma lisaks sellele, mis sa ütlesid just, mida meie oskame nagu öelda selle ajakirjanike poole pealt. Et võrdleme siis Marko Savitsiga, ütleme. Savitsiga natukene sama tüüpi, eks ole, sellised emotsionaalsed treenerid, kes ka nagu vajadusel kaitsevad oma meeskonda. Natukene vähem võib-olla, ütleme, Curro Torres tekitas seda, et meie ja maailm meie vastu sellist asja. Et tal nagu seda vaja ei olnud, et jah, ta oli emotsionaalne, ta oli, aga minu meelest see oli kõik see, et isegi vahel, kui ta ka üle piiri läks, sa saad aru, et see tuli sellest, et ta oli mängus sees. Ta, saad aru, et inimene elab, hingab jalgpalli, eks ole, jah, kees üle vahel, aga näiteks, eks ole, üks mäng ühe mängu järel siin nüüd lõpus, eks ole, kus ta ka ikkagi keeldus intervjuust, mis oli väga haruldane tema puhul, üliviisakalt, vabandas veel, umbes, et te ootasite, nüüd ma tulin lõpuks viimasena pool tundi hiljem või 3 tundi hiljem riietusruumist, ei ütle teile midagi.
et andke andeks, aga seekord nii, kõik ütlevad, loomulikult, saame aru. Vahel on nii, mis seal ikka. Pressikonverentsidel ta võis, nagu teinekord oli seal väike keelebarjäär, eks ole, selles osas ka talle kiitus, et ta tegi kõva sammu edasi, kui ta tuli, siis tal inglise keel oli ikka väga siuke puine ja ega ta et oli tõlki kõrvale vaja praktiliselt. Ta pingutas selle nimel, et ta tahtis suhelda, ta tahtis oma sõnumit edasi anda. Ja tema hoiak oli alati selline minu meelest, et me ajame selles mõttes nagu ühist asja. Austame teineteist, kui teie mind austate, ma austan teid ka ja see ei läinud kunagi ebameeldivaks. Paraku ma pean ütlema, et Savitsiga mingites olukordades läks kahjuks. Et see võrdlus on nagu selgelt Kurro poole kaldu kasuks. Ja üleüldises plaanis jah, tema nagu tõsidusele ja suhtumisele oma töösse ei ole nagu küll mitte midagi minu meelest ette heita. Kõrvalt vaadates. Maks tahab juba... Ei, ma kuulan teid täiesti risti vastupidine arvamus, mul täielikult risti vastupidine. Aga ma ütlengi, et see on nüüd see, mida meie näeme. See on täitsa huvitav nagu. Et jah, tegelikult sealt klubist seest tuleb ka ju neid sõnumeid, et ma ei tea, hästi hea inimene või midagi siukest. Ma ei tea täpselt sõnastust või mis sõna seal kasutati. Aga ma jällegi nüüd praegu ma esindan siin nagu enda täielikult isiklikku nägemust, täielikult enda isiklikku suhet temaga, mis ma ei tea, suhteks on seda palju nimetada. Ütleme sinu pilk nagu tema tegemist. Minu pilk tema tegemistele ja meie vaheline nagu connection ikka suhteliselt eranditult kõikide peatreeneritega saan ma ei tea, sinatades rääkida, nalja teha, helistada ja väga hästi läbi. Siis võt selle vennaga mul ei tulnud mingit klikki. Ja ma ei saanudki nagu aru, mis see põhjus oli tegelikult. Tema on ju see vend ka, et kui ma kunagi rääkisin, kuidas ma Levadiast ära läksin ja ma kuskil ajakirjandus ütlesin ka välja, et mul oli tegelikult ju klubi presidendiga olid käed löödud, et jätkan veel ühe hooaja Levadias. Ja siis väga järsku siis tuli see sõnum, et ei soovita, et ei ole vaja. Ja see oli olnud otse Kurro Torrese otsus. Ilma mind tundmata, nägemata, ilmselt ma ei tea, mida kõike tegemata. Aga see selleks, see on kõik möödanik ja oli nagu oli. Aastaid ka juba päris palju mööda läinud. Aga selle Kurro Torresega ma ei vahetanud vist peale tere ja good lucky mitte ühtegi asja ja ma ei saanud aru nagu mis teda häiris. Ma tean, et ta on ka meeskonna koosolekutel paar korda minu nime suhu võtnud, ja seda mitte nagu heas võtmes, vaid kuidagi, et ei tasu usaldada, et ta võib pläkutada seal saates midagi ja mingid siuksed asjad. Ma vahepeal muidugi paari mängu puhul meelega natuke provotseerisin teda, et ütlesin seal meelega vanadele meeskonnakaaslastele. Läksin seal aktivatsiooni ajal juttu rääkima ja siis vaatasin pilguga, kuidas hispaanlane läheb kõrvust punaseks. Kas provokaator on välja tulnud? Ja aga kui sa hakkad nagu, kui sa tuled siia meie keskkonda ja mul on vähemalt selline tunne, et sa ei austa nagu siin ümberringi olevaid inimesi ja kui sa arvad, et sa oled kõige targem, siis ongi niimoodi, et siin, mis meil on, 8. detsembriks võtta sinna Malagasse lennupilet ja sõida tagasi oma Hispaaniasse. Ja vaata, aga see ongi nagu hea praegu näha neid erinevaid tahke, et kui me muidu nagu kõrvalt just mõtleme, et miks siis nagu Levadial mäng lagunes sel aastal, mis läks valesti? Et äkki on seal mingid samasugused asjad taga, et mingid mängijad tunnetavad, kaob nagu side ära treeneriga, eks ole, ütleme, see keelebarjäär on nii ikkagi mingil määral seal vahel. Et võib-olla sealt tekkis. Üks asi kindlasti on see, mida ka Victor Levada ju välja tõi ja mida me oleme siin esmaspäeviti päris mitu korda rääkinud, et ikkagi see euromängude järgne periood, see Luksemburgi klubile kaotus, see lõi ikkagi korraks jalad päris kõvasti alt ära. Ja tegelikult vaatasin korra, et kuhu see tiitel nagu minna võis, et nagu hea näide sellest, et kui väikestes asjades nagu jalgpallis võib teinekord väga palju kinni olla, et karikafinaal, eks ole, penaltitega kaotus.
natukene loterii juba, võinuks minna teistpidi, oled vähemalt karikavõitja. Tiitlist jäi 3 punkti puudu, eks ole, augustis-septembris oli neil ju 5 mängu, kust võeti 4 punkti. Okei, need olid kaotused Vaprusele, Viik Tammekaga, kaotus Florale, kaotus Kaljule, et eraldi võetuna ükski ei ole mingi tohutu katastroof, eks ole, võib-olla see Tammeka Viik on selge punkti kaotus niimoodi. Aga 5 mängust 4 punkti, eks ole, ja sealt see oli nende ainus selline suur selge mõõn. Ja eurosarjas võeti ju tegelikult edasipääs käest ära 89. minuti väravaga ja siis lisaajal, eks ole. Et oleks, on muidugi mõttetu asi täiesti, aga lihtsalt huvi pärast vaatasin, oleks mängitud Kosovo klubiga järgmises ringis selle Tritaga. Neil on olnud nüüd praegu põhiturniiril Kups, Omonia, Shelbourne ja Skendia. Kõik mängitavad. Kõik sellised täiesti mängitavad ja Trita on mänginud nendega nii, et 2 võitu, 2 viiki. Et jälle, eks ole, väiksed asjad, aga samas see ei maksa absoluutselt mitte midagi. See ei maksa absoluutselt midagi ja ega see lõpuks, kui see Viktor Levadalt tuli see kommentaar ka, mis ka Sokkerneti loos vist pealkirjaks pandi, et oli see Sokkernetis, et oleksime ka ilma sellise eelarveta suutnud hõbedale tulla. Selleks ei pandud seda satsi. Ma ütlen väga tihti, nagu Eestis ei saa sellist lauset ilmselt õhku visata, et ega see Curro Torres siin mingisugune 4 või 5 000 palga mees ei olnud. Ei. See arusaadav, et sa ei too sellist meest siia naljaraha. Et seal ikkagi olid Eesti mõistes, Eesti jalgpalli mõistes isegi võib öelda, et ulmelised palgad. Ja räägime me ikka mingist siis 5-kohalisest. Ma arvan küll, jah. Et ega sa jah. Aga kui sa käid... Sest vaata, need olid jutud, eks ole, kõik, aga oligi see ka, et kui pärast seda sama eurosarja räägiti, et miks minema ei saada, et esimene argument tihti oli see, et kes seda kompensatsiooni jõuab maksta. Seda me ei tea, eks ole. Selle lepingus on, kui kuhu palk on selline, siis ilmselt see komp on ka päris riske. Et siis ongi see, et siis sa saadata minema, eks ole, võib-olla maksad ikka sama palju, eks ole. Ei ole päris Chelsea, kes jõuab siin, ma ei tea, mingid klubid on, mis maksavad ju praegu vist mingi 4 peatreenerile palka põhimõtteliselt, sest et on neid vahetanud siin. Mourinho võib-olla saab mitmelt klubilt. Täitsa võimalik, jah. Et okei, need ilmselt tihtipeale ka lõpetatakse mingil hetkel ära, eks ole, aga neil lugusid on olnud, kus mõni mees saab tõesti 3 klubist korraga, eks ole, piltikalt öeldes. Aga et siis pead uuele treenerile ka palka maksma veel, eks ole, milleks see Aga ma ei tea, kas kuulajad ja Kristjan sa ka panid tähele, mis kui Markus sõna võttis see jutu algus, et mis seal see põhiline asi oli, mida minu arust Markus varem ei ole välja öelnud. Nii. Põhimõtteliselt sa ütlesid, et Curro Torres lõpetas su karjääri. Põhimõtteliselt, jah. Põhimõtteliselt. Selle tõega leppimiseks tükk aega, et ma ei ole jalgpallur. See oli ju ta on 3 aastat ja oli siin. Oli. 3 aastat tagasi see... Ei, see, mis sa mainisid, see minu jaoks oli väga huvitav, et põhimõtteliselt tema tuli, sina läksid, aga siis kuskil hiljem mingitel koosolekutel veel tuuakse sind välja. See tuli kuidagi jälle läbi äkki selle saate või midagi, keegi kuskil... Ei sa oled ju rääkinud. Ja kindlasti inimesed näevad ju, mul on ju sõpru tuttavaid vanasid võistkonnakaaslased, mul on ju kõik need Eesti meeskonnad täis. Et ma suhtlen Levadia mängijatega, ma suhtlen Flora mängijatega, ma suhtlen Sander Postiga, aga sealt kuidagi see asi hakkas ja mina ei mäleta vähemalt, eks ma ei tea, võib-olla sa oled mingi tohutu saladuse välja rääkinud siin, eks ole, aga mul küll ei meenu, et sa siin, ma ei tea, lahkad mingid klubide eelarveid või mingid riietusruumi jutte otseselt. Need on ikka olnud sellised, et meil 10 aastat tagasi Floras, siis võib rääkida neid asju. Ega see Maarjamäe treeningkompleks nüüd minu kodust ülemäära kaugel pole ja ma ikkagi olen keskmisest suurem jalutaja ja ma tihti ikkagi jalutan Maarjamäel, vaatan trenni ka, siis ma ikkagi aja tagant näen, mis seal toimub ja see, et seal pärast selle oma poja toomist sinna klubisse suurem rõhk trennist läks poja kasvatamisele ja õpetamisele, kui seal saadeti oli ka olukordasid, kus ma nägin kus keegi natuke liiga jõuliselt pärast mingit mürglit sisse lendas, siis saadeti trenni kõrvale mõni välismaalane, et siis sealt see asi nagu lappesse läks, aga ma ei suuda tõsiselt võtta. Kõik see on kindlasti sa näed neid asju teistmoodi, kui sa oled
oma tiimi vend, vaata Tarmo Kink on ka üks selline, kes, kui sa ei tunne teda, siis ta võib sulle jätta mingi siukse kuidagi, ma ei tea, mis see õige sõna on, siuke üleoleva või natuke ükskõik see mulje või isegi jutumees ja kõik see, eks ülbiku. Aga kui ta on nagu, sinu tiimi vend ja siis on ta nagu, hindamatu väärtusega meeskonna liige, kes hoiab oma meeskonda, omasid ja kui sa omaks saad, siis sa oled oma. Et siis ta läheb sinu eest seal Harju tänaval kell 4, kui on vaja, helistad, tuleb Kakumäelt kohale Teslaga ja paneb ka kaikaga. Sa räägiks nagu päris juhtud asjast. Ei, aga see ongi nagu see... Ja võrdluses nende serblastega, et kui sina ütlesid, et kuidas sina nägid, et oli teinekord oli nagu koledaks läks, siis jällegi mul on nagu jälle vastupidi, et kõik need serblased, kui ma satun sinna kanti, peaks sattuma, siis ma helistan, siis mind võetakse vastu. Seda oli nagu kõrvalt aru saada täpselt see, et oma mängijate eest, et ma nüüd ka ülekohut ei teeks, et oma mängijate eest Marko Savits võib minna nagu täiesti lõpuni välja, kui on vaja. Kompromissitult täiesti, nende eest ta seisab, et seal ei ole küsimust. Et aga vaat ongi see, eks ole, tema jaoks, tema võttis ajakirjanikke, kui umbes, et te üritate kuidagi siin, meid nagu maha tõmmata, rünnata, mis seal oli, et respekti ei ole, eks ju, ja kõik need asjad. Aga ta kaitses oma meeskonda, eks ole. Et see ongi nüüd see, et mõni paneb, eks ole, püsti sellise ilusama fassaadi natukene, vaatad, et kui juba äge ja avatult kõik suhtleb, eks ole, kõik on tore, aga meeskonna sees käärib. No Kurro Torres ju tegelikult ka avalikkuse ees kogu aeg kaitses oma meeskonda ja see on igati normaalne. Aga vaat see oli see, et ta kaitses, aga ta ei hakanud nagu vastuseks ründama, eks ole. Ja see ongi normaalne ja seda oli ka näha, et ta ütles, alguses oli kohe see, et kuulge, et ega me ei saa iga mängu võita, et rahu, kõik on hästi, kõik on suurepärane. Tõenäoliselt meeskonna sees, sel hetkel ei olnud ka kõik võib-olla suurepärane. Aga välja andis ta seda signaali kogu aeg, et see on kõik on hästi, ärge muretsege, mina tegelen, mina vastutan, eks ole, kõike seda. Aga see on ka normaalne, et välja paistab mingis mõttes üks asi, aga võib-olla sees toimub midagi muud ja tegelikult ju kõik ei pea sellest teadma, kuigi nagu ei, muidugi. Kuigi võiks. See keelebarjäär vist oli seal ka ikkagi päris arvestatav nagu asi, et see võis ikkagi lõppkokkuvõttes päris palju määrata. Siin hooaja lõpust linna peal ju käisin Kalma saunas, siis seal käisid jutud, et oli siis huvitav naljakas seik, et nüüdseks siis nüüdne Paide linnameeskonna taasliituja Turr siis saatis sõnumi peatreener Torresele, et ei jätka ja et aitäh ja bla bla bla. Aga kas võis olla niimoodi, et Kurro Torresel polnud tema numbrit? Ja endine peatreener siis arvas, et luges sealt sõnumist välja, et Viktor Levada saatis talle sõnumi ja siis juba jõudis postile öelda, et kuule minuga ei jätkata. Aga siis kuna hiljem tuli välja, et see oli hoopis Turr, kes oli saatnud sõnumi ja siis see on see, võiks alati paned lõppu selle, et kes ma olen ka nagu. Paned oma nime, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga naised või mehed Kalma saunas rääkisid. Kui ei vasta, siis hea lugu. Mehed saunas rääkisid, see on see kõik. Olete käinud Kalma saunas või? Ma ei tea, me rääkisime sellest, ma siin esimest korda elus käisin. Rääkisid, aga mitte eetris, nii et selles mõttes lase käia. Soovitan. Päris pull kogemus. Aga jah, et ühesõnaga, kui sa käid karguga seal mingid inimesi kolkimas ja üritad seal, see jätab minu silmis mulle nagu nõus. Nii labase ja ebaintelligentse mulje. Olid mingid hetked, kus läks nagu selgelt üle piiri ja läks ju üle piiri seal euromängus, eks ole, kus ta seal vastaste peatreeneriga või mingi abitreeneri või kellegagi kaklema tahtis minna, seal poiss pidi kinni hoidma, eks ole, põhimõtteliselt. Et oli neid hetki küll, kus läks nagu ka väljaku ääres üle võllis ja asi. Ja vaat see keelebarjääri koht minu jaoks nagu alati oli ja selle üle ütleme siis otse ikkagi nagu visati natukene juba sellist heatahtlikku, aga ikkagi nagu nalja minu mäletamist mööda, aga näiteks teinekord pressitribüünil, et kui siin Lillekülas oli Levadial mäng ja siis see abitreener Soto juhendas seal standardolukorras nurgalöök antakse. Kas keegi nagu aru ka saab sellest karjumisest või? Et õudne kisakära käis kogu aeg, eks ole, juhendati, suunati mängijaid, et kas nagu tribüünil sa ei saa aru, mida sealt nüüd hüütakse täpselt. Et on ta nüüd nagu keelebarjäär otseselt või mis, aga et seda sellist möllu ja lärmi oli hästi palju ja vaata, kui kõik sujub, siis sa ei märka seda.
aga kui asjad ei tööta, siis hakkad nagu seda ka tähele panema, et kuulge, et siin on nüüd palju kära, vähe villa. Et natukene seda ka nagu kokku. Et ütleme, see sinu selgitus on selles mõttes tohutult hea, see pilk ja see pool nagu, et see annab aimu, miks Levadial asjad sel hooajal enam ei sujunud ja miks see kõik otsa sai ja sellega ma olen tegelikult nõus, et seda me nägime ka serblaste ajal, et see selline ma nimetaks seda ikkagi ilusas eesti keeles õudne pushimine, eks ole, ja kõik see sellised nagu tohutu üks energia üles peksmise peale ehitatud asjad, mingil hetkel ta muutub, vaata, et iseenda paroodiaks nagu juba, et see, või ta kaotab mõju. Sa lükkad nagu nii-öelda heebli põhja ja siis ei ole lükata enam ühel hetkel kuskile. Ja siis vaat mängijad hakkavad nagu emotsionaalselt väsima sellest, et võib-olla see on natukene jälle see ka, eks ole, et okei, Levadias oli ka välismaalasi palju, aga et see, ikkagi see Hispaania möll ja temperament, sellest oli ju juttu, kui Torres tuli, eks ole ka, et algul on selline tunne, et õudne tüli käib nagu treenerite vahel, siis saad aru, et ei, nad lihtsalt suhtlevad. et see tekitas mingisuguseid selliseid väikseid nihkeid, võib-olla arusaamatusi. Eks mingil hetkel võib-olla Levadias ka see, et sul on ikkagi päris paras ports mängijaid, kes tahaks mängida. Kes ei ole rahul sellega. Viimasel hooajal ta küll minu meelest nagu roteeris märksa rohkem kui näiteks 2024. Seal oli ilmselt ka üheks põhjuseks see, mida Markus mainis, et siin mõned võib-olla lihtsalt natukene lükatigi eemale sellest koosseisust. Võimalik, jah, võimalik. Aga ühesõnaga nagu ühtpidi nagu roteeris rohkem, aga teistpidi kogu aeg, siis nagu läks jälle see paigast ära, et sa isegi nagu ei tea, et mis pundiga nüüd jälle peale minnaks, eks. Ja, vahepeal otsis jah, seda koosseis. Aga seda liigset emotsionaalsust, seda, mis te mainisite, ma seda talle küll ette ei heidaks. Okei, kuskil on kindlasti teatud piirid, see karguga lehvitamine, see ületas piiri, aga eks neid vastasvõistkonna treeneritega sõnelemise ja selliseid emotsionaalseid hetki, neid tuleb jalgpallis ikka ette siin Eesti liigas on ka praegu selliseid treenereid töötamas, kes on samamoodi emotsionaalsed ja see näitab nõrkust, see näitab inimese nõrkust, see on nõrkus. Selles mõttes ma vaidleksin sulle natukene vastu, et sõnelemine on üks asi, see on tõesti emotsioon. Et või sa vaata Nikita Andreevit platsi ääres, eks ole, siis emotsiooni on seal nii, et üle ääre ajab. Aga Andreevit mainin just seetõttu, et tuli meelde veel üks näide, lihtsalt see oli küll nüüd pigem, kus nagu Urro suutis ennast natuke tagasi hoida, seal läks abitreener Soto täitsa nagu endast välja. Hiiul. Sa oled vastasmeeskonna, minu meelest on ikka, kui sa jõuad nagu vastasmeeskonna tehnilisse alasse välja, hakkad seal nagu midagi nii-öelda kätega selgitama või isegi kui see kätega selgitamine on üliaktiivne vehkimine, no ikka üle võlli. See on ikka üle võlli natuke. Ja ma nõus, aga see ju lisab meie liigale värvi juurde. Kui seal ei minda, reaalselt ei minda kätega kallale tõuklema. Ei vaata mängu... Sellist asja ju otseselt ei olnud. Otseselt ei olnud, okei, aga siin euromängus oli küll ikka see, et Kurro oleks seal selle pingi puhtaks löönud, kui teda ei oleks kinni hoitud. Ma kahtlen selles. Seal ta läks ikka nagu väga agressiivselt. Ja ma arvan, et päris palju on sellist ka meelega provotseerimist. No võib-olla, ütleme, et seal on... Ülla tuleb jalgpallist tuleb ette, et provotseeritakse meelega. Sa lähed karguga, kõige parem relv on selle vastu see, et naeratad lihtsalt, kuule, mind terve karjäär, see Roosat Pantrit, seal oli laul Jürgen Son on kon. Mis ma siis teen? Lähen sinna üle plakati ja lükkan nagu Igor Prins kaela sinna või selle pea sinna ja kes siin mida ütleb. Pigem alati töötas see, et näitasid pöialt, naeratasid, lauldi veel ühe korraga, siis oli teema maas. Ja siis teed nagu seda, eks ole, kui sa siin selle Kalju näite tõid, eks ole, siis teed nagu Kali Mullin siin kevadel, eks ole, võtad oma selle särgi ja lähed näitad seal, kui oled võidu värava löönud. Või nagu Andreev, kes tähistas Flora fännid ees. Just. Ja kui juures nagu selles mõttes huvitav, et ega Flora fännid, olid vihased, ega sealt nagu mingit vimma üles ei jäänud sellest. Said ju aru tegelikult, eks ole, okei, see oli tema hetk nagu. Järgmine tuleb vastupidine hetk, siis ta jakse vastu. Ja ma arvan, et tegelikult nagu nii-öelda tänaval kokku saadakse, siis pigem nagu vaadatakse tunnustavalt, et kõva mees oled, teed oma asja hästi. Et need on sellised keerulised olukorrad alati, et ma olen nõus, et värvi annab, et ega siin on ju ka, kes seal Conte ja Tuchel, eks ole, ei saanud seal kätt surutud viisakalt ja Wenger ja Mourinho ei ole surusid kätt, aga natuke üks surus natuke liiga tugevasti. Viisakalt ei saanud. Kas Wenger ka Mourinhoga vist umbes võtsid lipsust kinni teineteisele ükskord ikka, et
ikka juhtub siuksed asjad. Itaalias on ilmselt iga voor selline, kus midagi sellist juhtub. Tea isegi, kas, ühesõnaga Itaaliad, Hispaaniad, eks ole, seal on ütleme, keskmine pulss on vähe kõrgem kui eestlasel, eks ole, et siin sa lähed koju ja siis saad aru, et oot, siin sai kakelda. Oleks saanud, kui oleks tahtnud. Aga jah, ei, värvi tõi ta kindlasti kõvasti, aga ütleme ka, mida ma vaatasin, mida Viktor Levada näiteks ütles, et Levadia mäng läks tempokamaks. Nõus pigem. Et jah, mäng oli, kõike oli, aga lõpuks ikkagi eks see oli juba Kurro Torreselt tulles teada, et ega oleks tulnud 3 korda Eesti meistriks, eurosarjas põrunud. Ma isegi ei välista, et see oleks ikkagi loetud nagu see projekt lõppenuks 3 aastaga ja otsitud uut treener. Oleks olnud eestlasest peatreenerit sellise Kurro Torrase asemel oleks olnud eestlane, siis oleks ammu ta vabaks lastud. Sa panid nüüd Sahho Vaikole pingid peale. Ja nagu tal ei oleks tegelikult samas, nüüd ma nüüd ei taha nagu täitsa nagu omaette siin üksinda paadis ka olla, et tegelikult siuke väga suur edu oli ju mõne minuti kaugusel tegelikult kõigil nendel 3 hooajal. Üle-eelmine aasta ju jäädi napilt teiseks on ju, jäädi tiitlist ilma nippa-nappa. Eelmine aasta tuldi võeti üldse kõik karikad ära ja see aasta ju jäi siis, ma endiselt olen seisukohal, et nii tiitel kui asjad jäid selle Differdangi ja selle viimase minuti värava taha. Aga ärme seda ka unustame, et mille taha jäi see Differdangi mäng? See oli pigem Kurro Torres ebaõnnestunud taktikaline mäng. No treenerina, ega ta ei olnud, treenid olid ikkagi siuksed, või see kogu see asi oli natukene ikkagi lahja, et ütleme, on nähtud siin treenerite staffe, kes on vähe nagu kõrgemate standarditega toimetanud. Staff oli mega suur, eks ole, aga vaatame korraks Kurro Torres, eks ole, seda eelnevat CV-d. Valencia duubel, Lorca, Istra, 6 mängu. Midagi oli. Córdoba, Lugo, Leonessa. Ei ole nagu päris siuksed ülikõrge lennuga klubid ja need olid seal ka 14 mängu, 15 mängu, 23 mängu, 20 mängu. Valencia duublist oli pikalt, eks ole, oli seal 3 aastat natuke peale. Et tema jaoks ka, eks ole, esimene selline päris kogemus nagu väljaspool Hispaaniat, väljaspool oma mugavustsooni. Horvaatiast ei olnud. Ja ma ütlen, see Horvaatia on 6 mängu, eks ole, et see, mis sa seal jõuad teha nii väga. Niimoodi siin mängida, pinged ka peal, eks ole, kogu aeg. Lõppkokkuvõttes ikkagi ütleme mingid need keerulised hetked seal tulid libastumised. Ja Euroopas, mis ma vaatasin, et tegelikult palju on nagu sellest räägitud, et Levadial ei olnud ründajat. Et see oli minu jaoks ka selline huvitav asi, et see oli nagu selge koht ikkagi siin, eriti viimasel hooajal. Felipe Felicio täitis selle koha ära tegelikult. Enam-vähem. 11 väravat liigas, ei ole meganumbrid, aga temast, ma mäletan, minu meelest sa, Markus, ka rääkisid just toona, et tema roll väljakul. Posti hinnang on see kõige ausam hinnang, mis tuleb meeskonna seest ja see oli nagu ülistav. Just, et see, kuidas ta mängu sidus, eks ole, kuidas ta töötas meeskonna heaks, sest me teame tänapäeva jalgpallis, eks ole, juba kaitse algab ründaja tegutsemisest, kõik see, et selles osas oli väga hästi. Aga tänavu jälle tegelikult 2 aastat järjest liigas on Mihkel Ainsalu on sul top-skoorer. Et millelegi see ikkagi viitab. Levadia oli nagu võistkond, kes nagu kellel väravad ei jäänud Eestis kunagi löömata, eks ole, neid tuli väga erinevatest kohtadest. Kõik siin, kes seal Fomba oli seal paar aastat tagasi, eks ole, seal väravalööjate tabeli top 3 ja nii edasi, eks ole, aga jällegi Achiri, Joa Pedro, Tambeduud, vaatasin, Achiri tassis siin, eks ole, eurosarjades. Žilinale 2 aastat tagasi lõi mõlemad väravad, nüüd sel aastal Iberiale 1, eks ju. Carlos Torres lõi, Kirs lõi 1, Differdangele lõi tegelikult 4 väravat, eks ole, kokkuvõttes. Musaba 2 tükki, Ainsalu lõi, Tambeduu lõi, et neid väravaid nagu ühtepidi tuli, aga just nagu minu meelest mängulise poole pealt oli see, et sellest ründajast ikkagi tutti puudust. Et kui sa pead seal mängitama Musabat,
mingites mängudes, ükskõik nimetame seda vale 9-ks või ma ei tea milleks, eks ole, Ainsalud kuskil seal, sul ei ole seda puhast ründajat seal nagu ees, ikkagi just eurotasemel nagu näed, et kärises. Mendel lõpuks ju tuli ja lõpuks liiga hilja sai vormi. Et see on üks asi, mis läheb Levadia komplekteerituse kassaeda. Mis on ka jälle küsimus, eks ole, et miks sa tood venna, kelle puhul on nagu selge, et ta peaks nüüd kohe lööma, sest euromängud käivad praegu ja tegelikult sa pead ju teadma ja nägema, et ta ei ole vormis hetkel. Et iseenesest väga okei mängija nagu hooaja lõpp näitas, aga ilmselgelt teda ei toodud ka selle jaoks, et Eestis tiitli peale mängida. Ja lõpuks ei tulnud seda tiitlit ka, eks ole. Et jah, sellised võib vist kokku võttes öelda nagu, et vastakad emotsioonid sellest kurra 3 aastast. Ja kui sa ütlesid, et nagu mindi nagu viisakalt on ju, siis tegelikult ega see klubi presidendi Viktor Levada, see tsitaat, see ta nii-öelda paberil on ta väga rahulik see lause või siukene ei tundu nagu väga värvikas, aga kes vähegi on kokku puutunud Levadaga, siis nagu saab sealt aru, et see on ikkagi väga viisakalt mitte rahul olemine selle olukorraga, et taustaks võime siis öelda, et me oleks tahtnud Levadaga rääkida ka pärast viimast vooru staadionilt, ma ei tea, kas ta oli üldse kohal, aga kätte teda ei õnnestunud saada, siis ta käis puhkusel, ei tahtnud suhelda, et see nagu näitab ka, ta võttis selgelt, ta võttis selgelt ja okei, me jõuame nüüd siis uue peatreeneri palkamiseni, aga ta võttis selgelt korraks aja maha ja mul on, ma vaatasin, ma ei tea, kas ma rääkisin seda, ma nägin Aktuaalses kaameras oli mingisugune intervjuu, hooaja lõpus oli intervjuu, Aktuaalses kaameras, nagu tavasaates oli mingi Ryanair või kes see sealt panin oma liinid kinni siin Tallinnas. Mis ta oli? See oli Tallinna lennujaama mingi juhatuse liikmega oli intervjuu ja siis seal ootesaalis või seal check-in'i saali, siis ma taustal vaatasin, tuttav nägu seal läheb sooja. Et eks ta võttis nagu selgelt aja maha, eks tal oli ta on üliemotsionaalne, ta elab selliseid asju läbi ja eks ta oli vaja niuke korra teha sisekaemus ja ennast maha laadida ja siis tulla uuesti nende selle pildi peal, kus Levada ja Zahovaiko siis teatavad selle uue lepingu sõlmimisest. Seal Viktori silmis on jälle endiselt pärast kõike seda jama, sa näed seal silmis jälle seda lootust, usku ja seda sädet, mis on seal kuidagi tagasi tulnud ja see on nagu see on nagu hindamatu väärtus meie Eesti jalgpallis. Ma olen siin korduvalt seda trummi tagunud ja me peame nagu aru saama, milline see jalgpall tänu temale, konkreetselt temale ja ka tänasel päeval Leskinile on, et meil oleks hoopis teistsugune asi, kui ühel hetkel ta otsustatakse, et kuulge, mul on kopp ees ja aitab küll. Ja neid jutte on ju nii palju olnud nende veerand sajandi jooksul, kui seda Levadiat on veetud, eks ole, natukene kauemgi, et küll siis ütleme Levadast selles mõttes endast nagu sõltumatult, eks ole, et tulenevalt tema nagu äridest ja võimekusest selles plaanis, et kui palju ta meeskonda panna saab ja kõik see, et ega see Infonetiga liitumine ka, eks ole, see on niisugune keeruline aeg, see oli ka Levadia jaoks toona, et ikka ta leiab selle energia iga kord, eks ole, käib seal oma puhkusel ära need paar nädalat ja siis on täpselt, nagu sa ütled, see säde on tagasi jälle ja see on see jalgpallirõõm, et alati on järgmine hooaeg. Kõik kui pekki sul läheb, alati on järgmine hooaeg. See jälle nullist minna nagu ja endale öelda, et kuule nii, hakkame nüüd jälle tegema ja läheb käima. No see on äge, ma loodan, et keegi on talle nagu otse öelnud ka nagu Eesti jalgpallist, ma ei tea, ükskõik, kas siis liidu tasandilt, fännide tasandilt, jalgpallifunktsionäride tasandilt, et palun, Viktor, jaksame, see sind on vaja siia. See on kõik üliäge, see rikastab seda ja kui ei ole, siis me siit ütleme, et mina ütlen kindlasti. Viktor, pane edasi. Ei päriselt. Kunagi oli pealkiri ka meil siin saadet, et Viktor, pane ikka edasi. Oli vist küll jah, et kui oli nagu õhus see, et kas nii, siin hakanud kaarnad lendama ümber. Ma ei tea, palju seda mikrofonidesse kuulda oli, aga see on väga sobivalt praegu nagu. Korraks siuke Macbethis oleks nagu kuskil tuli siuke tunne. Aga mul jäi üks asi veel silma, et vaata, mis nagu iseloomustab minu vist Viktor Levadat väga hästi,
et noh, see, mida Kris juba mainis, eks ole ka see, et pärast euromängu, eks ole, noh, kõik nagu läks allamäge, et see jutt, mida ta rääkis, et noh, lootsime, et ei lähe, aga ikkagi läks ka liigas. Aga just see, et oli väga häbiväärne, kuidas me niimoodi selle Differdangi mängu nagu ära andsime. Et just see, et kui palju sul kasutatakse nagu neid sõnu, et noh, et oli väga kahju ja kurb ja pettumus ja kõik see, aga just häbiväärne. See näitab nagu see, et kui hingega ta võtab seda asja, eks ole. Kui sageli me kuuleme seda noh, ka staadionil, et kui on staadion vaiksem, siis sealt loožist võetakse see Levadia, see üles, eks ole. Et noh, ta nii elab, nagu hingab seda jalgpalli, et seda on lihtsalt nii äge vaadata. Et jah, võime ju natukene muidugi öelda, eks me oleme ka kritiseerinud seda, eks ole, et kuidas noh, Levadias hästi palju pannakse sellele esindusmeeskonnale rõhku ja vähemalt Viktor Levada paneb, ta ei ole seda ise salanud ka kunagi, eks ole. Minu jaoks on see tähtis, ma tahan seda, ma saan sealt oma emotsiooni. Aga noh, kokkuvõttes Eesti jalgpall oleks väga palju vaesem ilma temata, ilma Levadiat. Aga sellega seoses kunagi jah, kohe jõuame Slava Zahovaikoni, kunagi oli selline olukord, kus väga selle sinu selle mõtte kohta, et me arutasime mingit, kas oli mingisugune, panime preemiaid paika või mingit hooaja lõpus äkki mingit lõpupidu, mis klubi poolt organiseeritakse, siis meil sattusid ka sinna mingid üsna värsked näod Tuublist, olid meiega esinduse trennis. Ja minust oli Viktor presidendina meil seal kohapeal seda mingit juttu ajamas ja oli siuke, ütleme, hea perioodi vibe oli seal, et meil oli midagi oli hästi, noh, ühesõnaga olukord oli hea ja siis meil oli siuke positiivne juttu ajamine ja siis see natuke, ma ei mäleta, kes see konkreetselt oli, aga mingi Tuubli mängija, noormängija nagu vaatas, et nagu väga hästi on see olukord siin ja siis pärast ametliku koosoleku lõppu siis läks nagu presidendi juurde ja küsis, et kas Tuublile ka pidu tuleb. Mingi hooajal. Julge mees. Peab kiitma. Ei tulnud. Kui viisakalt talle öeldi seda, et ei tule? Ei, aga seal, kuna tuju oli ja oli positiivne, siis tuli väike naeratus ja väike õlale patsetas, et siis kui esindusmeeskonda jõuad küll siis saad. Ei, motivatsiooni peab olema, eks ole, et tahad pidu, siis... Ei, see õlale patsutus, see on ka vahel nagu täitsa see, et ma ei ole kunagi Viktor Levadaga nagu pikemat intervjuud ega midagi teinud, aga sellise sooja õlale patsutuse osaks olen minagi saanud. Kui tal on tuju, siis ta on hästi nagu mõnus. Kui hästi sa räägid vene keelt? Ei, me suheldud saaks kindlasti. Ta vist ikkagi vahepeal ta vaata lubas küll vihaga, et ta vene keeles ühtegi intekat ei anna enam, aga ütleme, et aeg-ajalt ikka. Olen minagi näinud väga pikki vestlusi, kus tema ja siis näiteks Gert Kams, kes absoluutselt vene keelt ei räägivad mitu minutit oma vahel. Jalgpalli keeles, noh, see on lihtne. Ja vaata, see on äge, kui on nagu vastastikune respekt, eks ole, siis saad räägitud jutud. Aga ühesõnaga, kui me räägime värvist ja värvi lisandumisest, siis mul on tohutult hea meel, et Slava on tagasi. Ütlemegi täpselt nii, Vjatšeslav Zahovaiko, sest et noh, seda on ju palju nagu oodatud juba, et ega Paidest minnes, eks ole, siis tal tekkiski see olukord, et noh, kui sa oled Paide viinud, eks ole, juba 6.-5. kohalt, siis kohtadele 4., 2. ja 3. kusjuures Paide nagu pärast Zahovaikot ei ole ju hõbedat saanud rohkem. Et siis ongi nagu see, et noh, kuhu sa siis nagu edasi lähed, noh, tabeli teise poolde, noh, nagu päris ei tahaks, eks. Aga mäletad, kuidas see lahkumine Slaval Paidest oli? No ega ta kõige parem ei olnud vist. Minu arust ka ei olnud. Okei, pärast nad küll seal kuidagi selle Kambja Real de Banjuliga seal koostööd seal läks Kambjasse ja nii edasi, aga... Emotsionaalne oli see lahkumine. Jah, aga kas see ei olnud mitte nii, et seal mingi paar vooru enne hooaja lõppu anti Slavale teada ja siis järgmine mäng oli äkki Floraga ja põhimõtteliselt kuidagi isutu oli see mäng nii mängijate, eelkõige mängijate poolt, aga ka kuidagi Slava oli tujutu seal ja viimane voor siis, ei mäleta, kelle vastu see oli, aga Slava enam ei juhendanudki. Et kuigi pidi hooaja lõpuni tegema, aga ei olnud enam meeskonna juures. Vaatasin korra seda, et märkamatu kõrvalt tulnud hoop oli siis tema kirjeldus, et kuidas otsuse vastu võtsid.
et noh, eks jälle see, et noh, enne hooaja lõppu, noh, ühtpidi eks ole nagu aus öelda, mitte venitada seda kummi lõpuni välja, kui nagu otsus on tegelikult nagu langetatud. Aga noh, teistpidi jälle, eks ole see, et just see, et sa ei lasub looaegagi lõpuni teha, et noh, oota, ma vaatan, mis tal siin oli veel. Ilmselt on mõttekas laiali minna sõbralikul moel, mitte vaenuga. Aga kohe homme, ülehomme juhtkonnaga kohvile ei läheks. Et no ilmselt nad selle kohvi mingil hetkel ikkagi tegid. Ei no kindlasti. Aga, pärast seda on nad ikkagi ju Paidega, Slava on ikkagi Paidega ju ikkagi mingil määral ju kokku puutunud. Et tulles tagasi selle juurde, et milline see lahkuminek Kurro Torrese ja Levadia vahel oli, et üldjuhul need lahkuminekud ei olegi ju sellised, et kõik on hästi. Muidu ju lahku ei minda. Väga arvan selliseid, jah. Et no ma ei tea, see on ainult võib-olla siis, eks ole, kui noh, treener saab sul tõesti kuskilt mingi suurepärase pakkumise, eks ole, ja see ütleb muidugi mine, eks ole, et noh, siis see on nagu teine asi natukene. Ja siis jääb ka midagi kripeldama nagu natuke, eks ole. Aga et jah, saab näha, et noh, Haikal 5 aastat siis Paides. Slava ikkagi ju 5 Paide... Ta 5 Paide medali meeskonnaks. Jah, Paide ikkagi oli ju enne Slavat oli selline tugev keskvik või selline poolamatöör ikkagi ju klubi. Jaa, et noh, neil enne oli stabiilne 5.-6. koha meeskond, eks ole, korra isegi 7. Et tema esimesed 2 hooaega olid ju 6.-5. Ja Slava oli pukis, kui see klubi hakkas nagu oma taset tõstma ja hakkas liikuma sinna tipu poole. Jah, selles mõttes võib öelda Eesti tippu, mitte kõige teravamasse, aga nagu medalite peale mängima, eks ole, 2020 palju neil tiitlist jäi üldse seal toona, vist oma jagu. 30+ ikka. 30+ ei olnud, aga 26, nii et päris palju. Okei. Oli toona. See oli veel see, vaata, Flora mängis mängu vähem ka, see oli ju see COVID-i hooaeg, eks ole. Oleks võib-olla täis hooaeg pandud 36 mängu, siis oleks võib-olla 30+ olnud ka. Aga mulle meeldiks ikkagi mõelda tema puhul, et vaata, ta ju tuli Kambiast tagasi ja siis ta oli pikalt ju ei teinudki nagu seda treeneritööd, tegi seda oma asja, jah. See, mis selle jalkavabriku asja, mis ma ei tea, kas see nüüd on siis pausili jäänud või mis tal sellest saanud on, aga koduleht on üleval, ma just vaatasin. Aga süke, mulle ikka meeldiks mõelda, et see on nagu siuke House of Cardsi tüüpi stsenaarium, nagu tema peas kokku pandud, kalkuleeritud, läbi mõeldud, et kuhu, noh nüüd siis ta läks ju pärast mõningast pausipidamist läks Levadia, oli U17 peatreeneriks. Ja edukas. Tõestab ennast seal, noh töökoha pealt, noh, sealt Levadia saab nagu ikka korraliku asja. See kõik see ajaline panus ja kõik see kirg, mis sinna sisse pannakse ja süvenemine ja see. Aga et siis töötab ennast üles, tõestab ennast seal organisatsiooni sees. Ja noh, kõige loogilisem, väga loogiline on, et ega see lendav hispaanlane siin nagu eluks ajaks ei jää. Et siis vabaneb üks päris ahvatlev koht. Ja kui ma olen ennast piisavalt organisatsiooni sees niimoodi tõestanud, siis me võiksime nagu selle kõige suurema bossiga klappida. Ja asjad jooksid paika. Ja Slaaval kindlasti Viktoriga keelebarjääri erinevalt Kurrost ei ole. No kuule, vaata, mis juba oli see jutt, eks ole, et juba nime poolest tahtsin ammu juba tuua meest, eks ole, mängijana juba enda võistkond. Sa oled, Max, sa jõudsid ju Slavaga mängida, kui ta oma Kuveidi seiklussid ja kõik need asjad tegi, eks ole, et sina tulid. Mina mängisin temaga 2008-2009 minu arust. 2 hooaega vist, eks ole, minu mõelest ka. Terri all ja siis 2009, 1 aasta Terriga äkki. Nojah, ühesõnaga jõudsite mängida koos, et jah. Tema oli juba ju staar ikkagi selle ajal. No, tema oli staar ja vanem mängija ja ikkagi mina olin noor poiss ja uus tuli ja et ega kuidas ma siis ütlen, no Slava on võitja, ta tahab võita ükskõik mida sa teed või mida ta teeb, et võit on väga oluline ja see on üks ilmselt see põhilisi argumente, mis ma arvan määravaks ka sai sellel puhul, miks ta sinna pukki määrati. Et on see siis, noh, vahest kasutas ka ebaausaid võtteid, et no mul on siiamaani elu lõpuni jääb meelde see, noh, sea mängu mängisime, noh,
kõik teavad see, pead tegema 2 puudet põlve peaga, ei tohi 4 tähte ja siis pead tegema siga. Et ja siis me mängisime, Slava oli meil ka seal mängimas alati ja siis vahest pandi siuke kõrge pall, tuleb sinu peale, sa pead kuskilt vaatad seda palli, sealt õhust tuleb ja mul on siiamaani meeles, kuidas Slava oli minu vasakul käel ja siis keegi lõi mulle üles selle palli. Hakkad võtma, siis vaheldud enne, kui pall sinuni jõudis, siis Slava lihtsalt tuli, pani korralikult õlga nagu kõmm ja siis sa võimatu mingit puudet teha, vaata, siis Slava ütles, võtta täht jälle. Slavale vastu ka öelnud, et kuule, et siukseid võtteid kasutati ka. Aga... Ei no, koolitas noort meest, eks ole, täpselt. No täpselt, jah. Et... Mingil hetkel olid ilmselt ise see, kes samasuguseid trikke tegi juba teistele, eks ole. Alatuid või? Ei, ka alatuid. See ei ole ju alatu tegelikult. See on nagu siuke väike, mäng on ka siga, siis sigatsedki natukene. Et see on ju... Mängus sa ei saa ju võtta enamasti omaks, nii et vastane sul õlga ei tule. Ja seda lugu ma ju olen rääkinud, kui see uus mängija tuli meile riietusruumi Florasse ja siis küsis, milline kapp vaba on. Slava polnud veel trenni. Slava polnud veel trenni jõudnud, me näitasime sõrmega Slava kappi poole, et see on vaba. Poiss istus sinna maha, pani roller kiivri sinna kappi. Slava tuli mõne minuti juures trenni, küsis, mis teed siin. Istun. Aga kindel on see, et kui nüüd Kurra on läinud, Kurra, kes siis lisas Premium Liigale värvi, aga asemel on ikkagi toodud mees, kes no ma räägin, et samamoodi värvi osas vähemaks ei jää, kui me meenutame, eks ole seda, et seal ikkagi Paide ajal mingid sõnavõtud küll said jälle 100 eurot maksta ja jälle ühesõnaga ütlemata ei jätnud nagu kunagi. Nagu ta käis siin elupalli taga saates, see Kambja periood ikkagi, mulle tundub, et on muutnud teda ikkagi rahulikumaks, et ta nägi seda teistsugust jalkakultuuri, et seal käisid asjad hoopis teistmoodi. Sa Eestis päris nii, ilmselt ta ei tahagi niimoodi. Parem oleks, et sul mängijad kaovad ära 3 päevaks. Et eks ta sealt mingisuguseid nippe ja asju sai, mida nüüd siis uuel Eesti perioodil kõrva taha panna. No eks eelkõige ma arvan isiklikult seda, et ta nüüd ei lähe nii lihtsalt mingite selliste asjade peale närvi, kui ma ei tea, abitreeneril või väravastitreeneril läheb, ma ei tea, vahetuse sättimisega liiga kaua aega või et trennis on valet värvi vestid toodud, et ma arvan, et sellised nagu pisikesed asjad, mille peale Zaho Vaiko võis nagu ägestuda, siis võtame siis kas või tolle Paide aja, siis väga primitiivsed näited küll, aga ma arvan, et see nõks võib olla seal, et ta on näinud seda, kuidas nagu seal võib olla päriselt, või et on, kuidas päriselt on. Päris jama on. Plus ma arvan lihtsalt see ka, et sa oled nagu pealt 40 nüüd juba, et rahunedki natuke ajaga lihtsalt, eks ole, et ei rapsi enam. Mulle meenus umbes 5 aasta tagune mängujärgne intervjuu Paides. Ma ei mäleta, Floraga mängisid. Ja ma kommenteerisin seda mängu pärast mängujärgsed intervjuud asjad, Paide kaotas selle mängu 1-7. 2-7 ei olnud või? Või 2-7. Seal oli mingi, kus alguses kohe anti vist mingi penalti ja siis mingi värav tuli mingist nurgalöögist, mida poleks pidanud olema. Sa ei julgenud minna küsima intervjuud. Ühesõnaga väga suur kindel kaotus ja mäletan, mu üks küsimus oli midagi sellist, et Slavale, et kas see oli klassivahe või midagi sellist ma küsisin. Ja ma mäletan, et seal tekkis natuke selline olukord, et Slava hakkas hoopis mind intervjueerima vastu. Et kas ma nägin seal klassivahet ja selline. Oli. Jälle nagu see, et... See on üks asi, mis samamoodi lisab ka Premium Liigale värvi. Lisab värvi ja see on nagu jälle, vaata, ajakirjanikuna, see tõmbab nagu sind ka niimoodi, nagu heas mõttes pingesse. Ei no tõmbab selja sirgu, eks ole ka, et sa pead nagu mõtlema, mida sa küsid täpselt. Mul on kunagi olnud vanameister Prinsiga Kadriorus, siis kui vaata Nõmme Kalju korraldas veel neid mängujärgseid pressikonverentse, mis siis tähendas seda, et peatreener istus ühele poole lauda, siis see üks ajakirjanik, kes oli mängule tulnud, see istus teisele poole lauda, nagu Eestis vahel juhtub ikkagi, eks ole, reamängudel. Ja siis tegime pressikonverentsi. Ja siis ma tagantjärgi mõtlesin ka, et loll oled peast, nagu, et vist julgesin ka nagu umbes küsida, et miks alustas üks mäng ja mitte teine, kas äkki mingi Neemelo ja Osko Poinikov või mingi sõka asi. No siis me seal diskuteerisime natukene päevapoliitilistel teemadel, et kas ma mõistan jalgpalli paremini kui tema ja nii edasi, eks ole, aga tegelikult jällegi, see, et ma kuidagi esitasin natuke sellise, ütleme siis nagu lohaka küsimuse, nagu põhjendamatult ja siis ta nagu nõudis, et põhjendust, miks sa nii arvad, eks ole, aga see ju näitab, eks ole, et kui väga see nagu korda läheb neile, et nad ei salli
sellist pealiskaudsust ka mitte mängujärgses suhtluses, eks ole. Et noh, ma arvan, ükski peatreener tegelikult ei salli, aga et noh, mõni näitab seda nagu väga teravalt välja ka, aga nad teevad seda, nemad kaks antud juhul minu meelest mõlemad nii, et sulle ei jää sellest nagu mingit sellist halba tunnet hinge, et see ei ole mingi isiklik rünnak, vaid see noh, lihtsalt ongi selline hästi aus emotsioon. Lisaks samamoodi mängu järel need emotsioonid on erinevad ja samamoodi, nagu ma rääkisin Kurro puhul, et need emotsioonid käivad jalgpalli juurde, olgu need kas siis kuskil tribüünil või mängujärgsetes intervjuudes. Et me ju tahamegi seda tegelikult. Ja sellest kõigest tuleb aru saada ja nagu sa ütlesid, me tahame. Et okei, läheb vahel üle võili, läheb, eks ole, et noh, mulle meenub siin üks laaval oli ka üks hetk, eks ole, kus ta vist Karel Voolaid oli koondise peatreener, kus ta põhimõtteliselt ütles, et noh, mõtles ise intervjuu välja, et mõtles küsimused välja ja mõtles vastused ka, see oli vist Anieri osas oli mingid vaidlused, eks ole, et kas läheb koondisesse või ei lähe, et mingid sellised hetked, et noh, kus nagu selgelt noh, läks üle võili natukene, eks ole, aga no ikka juhtub, no mis siis nagu, eks ole, et me tahame ju ka neid isiksusi ja noh, neid vahvaid kujusid, et noh, nüüd Havaiko on olnud siin meilgi abiks mõnel puhul stuudiotes, Sokkerneti ülekannetes, kui on suuremad mängud olnud, euromängud just. Noh, see mismoodi ta tuleb, suhtleb sinuga, see on nii ülimõnus lihtsalt ja noh, see professionaalsus, see algab sealt, et minu esimesed kokkupuuted temaga olid siis, kui ta juba Sillamäel mängis, kui ütleme, et noh, ma arvan, ta ei pahanda, kui ma ütlen, et vöö ümber mõõt võib-olla ei olnud päris selline parimate päevade tasemel enam, oli natuke üle selle juba. Suht sama nagu praegu. Võib-olla isegi siis veel veidi vähem kui praegu. Aga ühesõnaga, Havaiko oli see mees, kes tuli sul kaamera ette, Sillamäel oli toona valged särgid ka, eks ole. Ja tal oli pool väljakut selle särgi küljest. Peas ja kõik, ühesõnaga nagu kõik on väljakule jäetud. Vahet ei ole, mis noh, oled sa nagu elu parimas füüsilises vormis või mitte. Sa mängid Sillamäest, noh, sul ei ole Eestis nagu mitte kellelegi mitte midagi enam tõestada. Aga see, mismoodi ta tuli, noh, sa saad aru, et see 90 minutit on täiesti läbi võtnud mehe. Aga seal kompromisse ei tehtud. Just tagus seal päris korraliku numbri väravaid. Seal arvu väravaid ka. Seal kompromisse ei tehtud. Pärast seda ju mängekarjääri lõpus ka Paides. Paides tagus ka korralikult. Ja. Aga kui ma ei eksi, siis Paide peatreenerina jäi tal Flora vastu võit võtmata ja nüüd ta on Levadia peatreener ja oi kui magus see võit oleks Flora üle. Oi, kindlasti. No aga jah, sa rääkisid, et on käinud stuudiotes ja ma arvan, et sa oled ka märganud seda, kui ettevalmistunult ta tuleb alati sinna stuudiosse, kus tal on paberid, asjad, värgid ja täpselt seda asja samamoodi teeb ta ka treeneri tööd, et ta on ju vaata siin Delfis vist vahepeal ka, eks ole, koondise mänge analüüsis niimoodi, et sa saad nagu aru, kirjutab välja ja sa saad aru, et seal on nagu tohutu taustatöö, eks ole, ja need ilmusid alati mitte nii, et umbes noh, viska nüüd siin, ma ei tea, mängupäeva õhtul või järgmise hommikul, need tulid ikka mitu päeva hiljem, sa saad aru, et noh, seal on materjal läbi töötatud. Seal nagu endale seda ei lubata, et ma lähen lihtsalt viskan mingi arvamuse. Seda võib nagu ka teha niimoodi 2 lausega, aga et kui mul on palutud mängu analüüsida, siis see on ikkagi korralik töö. Jah, aga kindlasti saab Levadia nüüd natuke tuuakse seda distsipliini tagasi, mis seal kippus Kurrotorasega kaduma, ütleme see üldine meeskondlik, just igapäevane see distsipliin, et kuna tullakse väljakule, mismoodi, mis kell, kuidas keegi suhtub. Just mõeldes sellele, et mis siin nüüd on tagantjärgi tulnud näiteks selle läbi nende intervjuude selle Hispaania laagri kohta selle hooaja alguses, et seal läks see asi nagu natuke lappesse ja Ainsaluse väljaütlemine, et olime hea punt, aga kõiges muus peale jalgpalli mängimise mitte tingimata jalgpalli mängimiseks. Mitte jalgpalli mängimiseks, et noh, küll teeme kaarte ja teeme basseinis, mängime kossu ja noh, süksest oleme kõik fun, ahaha. Vaata, see oli ka keeruline olukord, eks ole, et sa oled tiitli võitnud, sellele tihti järgneb ju selline noh, käes, eks emotsionaalne langus. Ja nüüd, kuidas sa treenerina hakkama saad sellega, aga Kurro Torrasel sellist kogemust ei olnud ju. Treenerina. Puudus täiesti. Et noh, ja taas, noh, pead ju suutma, aga ei suutnud. Aga jah, see, no vaata nüüd on Havaiko võtab Karel Voolaid abitreeneriks ka. Nüüd abitreenerite osas me siin praegu esmaspäeva hommikul salvestame, siis ei ole vist uudist tulnud veel, et lubati nädala alguses abitreenerid. Kuidas see Paides oli? Voolaid tuli ju pärast Havaikot. Et see saab jah huvitav ka olema, nagu, et mis
mis see treenerite tiim tal olema hakkab üldse seal. Ja noh, ütleme ikkagi sellest samast Viktor Levada intervjuust küsimusele, et siis ei olnud veel peatreener ametlikult välja öeldud, et noh, kas mis uudiseid siin nagu tulemas on nüüd siin pärast Kurodorese lahkumist, et uus peatreener niikuinii, aga et kas ka nagu mängijate osas ja nagu või toetajate osas või mis, siis Viktor ütles, et ühte, teist ja kolmandat. Kõike tuleb. Kõike võib tulla, et noh, ühesõnaga võib tulla igasuguseid huvitavaid asju sealt ja noh, mängijate osas on ju ka selge, et siin ikkagi on juba muutusi olnud ja tuleb veel, et noh, Adžiril laen lõppeski, läks ära, noh, see pole ka väga suur üllatus, eks ole. Ei olnud ju see Adžiri, keda ootasime. Musaba, minu jaoks väike üllatus võib olla, aga jällegi hooaja teises pooles ka, noh, ei olnud enam nii hea. Noh, Turrist juba rääkisime, Ainsalu ilmselt on ju minemas, kui vaadata tema hooaja järgseid väljaütlemisi, noh, ei jätnud nagu kaheti mõistmist eriti. Ja noh, Schenning Larsenist on pikalt juttu olnud, eks ole, et läheb. Mustaba. Ja noh, ma arvan, et ei ole viimased, et siin juba naerdi, et on nagu advendikalender, et iga päev tuleb mingi uudis. Ma arvan, see on taotluslik, et niimoodi tehakse, et ei visata korraga. Eks seal teatakse kindlasti suures pildis, kes lähevad. Ja. Teatakse kindlasti ka osasid tulijad, aga ma arvan, et see on valitud selline lihtsalt, ma ei tea, kuidas seda nimetad, taktika või korralduslik pool. Jah, et kuidas niimoodi mõne päeva tagant need lahkujad teatavaks teha ja siis hakata uusi uudiseid peale pritsema. Eesti klubid on ju viimasel ajal saanud nagu väga hästi pihta sellele, et kuidas ka lepingu pikendustest, et iga päev saad mingi uudise välja lasta ja noh, tuntud jalgpalliportaal avaldab ja mõni teinegi ja jälle. Ega oled pildis ja... Linnuke kirjas, oled pildis ja kogu aeg sa jätad nagu, noh, isegi heas mõttes, jätad mulje, et sul toimub. Võib-olla need asjad on ära tehtud ühe päevaga, eks ole, et mehed käite järjest nagu arsti juurest, eks ole, siit kabinetist läbi ja paneme allkirjad ja kõik, aga seda peab nagu oskama nagu parimas mõttes jah, aga need lahkujad, noh, see ei näeks ka välja ju tegelikult väga kuidagi ilus või professionaalne, kui ma ei tea, klubi X paneb nimekiri 10 nimed. On ka seda tehtud muidugi varem, aga noh. No see on kuidagi noh, nagu see ma olen neisse lahku ja siis mis tunne mul jalgpallurina jääb siis sellest ka, et ma olen lihtsalt ühes listis ja minekut ja seda ka jah, kindlasti, et noh, sõltub, et kui sul on tõesti seal see varupalli varupumpaja nii-öelda, eks ole, et noh, siis need sa võid nagu panna, et või lahkuvad, kes esinduse eest ei mänginud, aga varupalli kunagi näitlejatel oli kunagi see, et see oli vist ma võin eksida praegu, äkki see oli Allan Noormets, kes kunagi iseloomustas oma karjääri alguse otsa rolle, et ma olin see 6 odakandja ei no lihtsalt Levadia pikk on pikk ju noh. Sinna mahub igasuguseid mehi. Aga et jah, kui sa ikkagi nagu põhimeestest räägid, noh siis ma olen suga nõus tegelikult ja, et sa oled üks osa sellest nimekirjast lihtsalt, et noh. Jah, et see ei näe ilus välja. Võib-olla ei mõju hästi. Ja ju seal on ju juba aastaid toimetanud härra Välja ja tema juba mingi kogemus on, teab kuidas teha ja sai ju, Instagrami kontol, neil Levadia kontol on ju see viimased mitu postides on thank you ja siis on üks on vahel see see, mis ta sai selle Premium Liiga auhinna. Aasta tegu vist, kuidas seda nimetati täpselt. Minu unistuste päev korraldamisest. Mängu korraldamisest. No võt. Aga jah, huviga jääme ootama, et siin noh, ütleme see kõige põhilisem pusletükk nagu sai paika, aga et sinna külge hakkab neid veel tulema omajagu, et see saab olema väga huvitav, et ei ole siin vaata mingit sellist nagu talvepuhkust tõesti, nagu sa ütlesid saate alguses, et pole nagu teemasid ja siis järsk on hops märts ja läheb liiga käima. Et küll siin hakkab veel tulema ju, et noh, meil on siin... No siin saab ju rääkida, ma ütlen, Levadia hakkab alles ju avaldama neid, keda palgatakse ja kes staffis on ja siin on ju veel klubisid peatreenerid. Tammekal pole peatreenerit praegu ametlikult veel. Veel ei ole ja kuigi Tammeka on vist üks esimesi klubisid, kes alustab juba treeningutega tegelikult kas sellel nädalal või järgmise nädalal esmaspäeval, et need, kellel ju siin mingisugused üleminekumänge ja mingeid asju ei tulnud ja kellel mängijaid koondistes ka ei olnud, et noh, neil ju tegelikult ongi see, et novembri 9. või 8. sai läbi, kui kohe puhkusele mindi, siis ongi, nüüd on juba tänasel päeval on 6 aega täis. See on varem olnud, eks ole ka see, et just tehakse detsembri teises pooles need mingid rahulikud liigutused ära, siis on pühad
ja siis saab, läheb juba täiega tööks nagu, eks. Jah, et aga hästi palju klubid alustavad jaanuaris seal kuidas see jookseb see nädal, seal 4.–5. äkki on esmaspäev. Et kogunevad 5. aga no tegelikult jääb, ütleme, kui sa, ma ei tea, lõpetadki seal november 10. No siis ikka jaanuari alguseni on vähe pikk paus, et siis tasubki siin korra detsembris kokku tulla ja Tammeka seda teeb, aga seal kõik muu tundub paigas olevat peale peatreeneri. Jah, et seal vist mingeid suuri koosseisu muutusi pigem nagu tohutuid ei... Ja ma mõtlen just staffi poole pealt. No staffi poole pealt. Et seal on inimesed, kes teevad need treeningud ja treeningnädalad, kui vaja on, teevad ära. Ei no selle saab Valtna ise ka ikkagi ära teha, kui vaja on väga nagu, eks ole, et ega ta klubist ei kadunud kuskile, aga jah, seal on need lükked. Ja teistest meil ei ole praegu nagu palju midagi rääkida, et siin on varasematesse nädalatesse need uudised jäänud, aga jah, tehti ots lahti ja läheb käima, ega midagi. Tegelikult korra eestlastest veel rääkida nagu välismaal, siis me saame võib-olla sealt nagu edasi minna välismaa juurde, et paljudel on siin hooajad läbi saanud, aga paljudel ju käivad ka, et Kevar Volumets pole elus vist nii head jalkat mänginud kui praegu, et põhimees, teist mängu järjest värav löödud, super ju. Väga ilus värav, väga temalik värav kuidagi, intelligentne löök. Ta on ju, ja ta on, need ei ole mingid juhused nagu ka, et tal on ju väravasööte siin omajagu juba mingi 5 või 6 ja... 5 ja päris palju. Jah, see on ikka palju nagu, jah. Ja lisaks sümboolsetesse mahtunud liigas ja nii edasi, et see on jälle hea näide nagu sellest, et kuidas nagu noore mängijana leiad sellise hea õige liiga endale ja siis seal mängid ennast tegijaks ja siis saab edasi vaadata. Tundub, et on jalad alla saanud, ega tal seal tegelikult ju Belgias ja Soomes kõige lihtsamad ajad ei olnud. Soomes vaata tundus mingil hetkel, kus ta nagu oligi just veider, et ta nagu koduliigas isegi mängis vähem kui eurosarjas, et seal sai nagu Euroopas mängida sai seda, aga ikkagi lõpuks see ju temast loobuti ka, et ju ta siis välismaalasena nii palju võistkonnale juurde ei andnud, kui taheti ja muidugi HK-l seal endal ka keerulised ajad natukene, et pidevad valitsejad olnud ja nüüd ei ole enam tegelikult. Et eks selles ka natukene asi ja Karol Metsal liigas ei lähe üldse nagu meeskonnal, kuigi nüüd siin saadi üks väga tähtis punkt kätte lõpuks, et saadi vähemalt nagu kaotuste jadale, mis oli 9 mängu vist lõpuks. Saadi punkt ja tegelikult hästi kahju, Bayerni vastu mängiti ilusti, läksid punktid näpu vahelt ära, aga nüüd jälle võeti nagu 1 tagasi. Järgmine mäng on väga oluline. 2 järgmist mängu. Järgmine igatahes on Heidenheimiga, kes on nende ees ja 3 punkti kaugusel. Ja Mainz, kes on viimane. Ja siis on jõulu või see aastavahetuse paus Bundesliigas. Et sealt nüüd tuleks midagi võtta. Karikas said ju ülikõva võidu võõrsil. Aloos on päris keeruline võõrsil Leverkusen. Mis sul seal Karikas selles faasis enam kerge on, eks ole. Nimed olid seal päris ägedad, jah. Ja Leverkusen on liigas 2 kaotust järjest saanud. Ma just tahtsin öelda, et said ju nädalavahetusel tappa, et paras hetk. Millal need mängud on? Need on nüüd või on uuel aastal? Ei, uuel aastal äkki oli veebruar või märts. Ei ole neid mõtet praegu vaadata väga. Aga Karoli üle on küll hea meel, et te siin Rauli ja Lauraga eelmine saade rääkisite, et keda sinna aasta parima jalgpalluri esikolmikusse panna. Ma ise pikalt kaalusin ka, et kas mul Karol Mets mahub sinna või mitte, arvestades, kui vingelt ta on ikkagi, ta 10 kuud aastast on vahele jätnud, aga pärast seda, kui ta ikkagi vigastusest tagasi tuli, et see on suhteliselt muljetavaldav, kuidas ta kohe ikkagi algkoosseisus koha tagasi sai ja aasta lõpuks kogunebki mingi selline 10 Bundesliga mängu, kui ta nüüd mängib need järgmised mängud. No küll mängib. 9 mängu vist. Et see on ikkagi kõva. Vot see ongi see, et Eesti parima jalgpalluri valimine, sinu kriteeriumid on minu omadest erinevad, sellepärast, et lähme siia A. Le Coq Arena kõrvale Muru väljakule, paneme need jalgpallurid sinna ringi ja siis kes on kõige parem, siis ma näitan kohe sõrmega Karol Metsa peale. Ja see vaidlus oli meil, ma mäletan tol ajal, kui Klaavan mängis Kalevi eest, kui me valisime premium-liiga nagu mängijaid ja just kaitsjaid, eks ole, parimad kaitsjad. Klaavan pisib väljakule tulla põhimõtteliselt, eks ole, ta mängis ka enda kohta ikkagi nagu, ilmselgelt ei ole nagu Liverpooli päevade tase, aga mängis ju korralikult. Ragnar Klaavan isegi selles vanuses vigastustega võideldes tõmbab mütsi pähe enamikule, eks ole. Et nüüd ongi see küsimus,
et kas me saame alla 10 mängu mänginud meest, eks ole, siin võrrelda kellegagi, kes pani kõik voorud, eks ole, ja oli nagu stabiilselt hea, et noh, jälle see miks ma kunagi ei viitsi nagu nende parimate valimise üle nagu vaielda pikalt, et eriti siis, kui on nagu ära hääletatud ja on valitud, et noh, sai kokku selline, järelikult on nii, see ei tähenda, et sina kodus ei võiks teha oma tabelit, kus esikolmik on täiesti teistsugune. Kui nad sinu jaoks on parimad, jumala eest, las olla, et noh, miks selle peal nagu närvi minna, nagu osadel on kombeks, aga noh, see on eestlaste rahvusporti. Aga mu jutupoint oli see, et mul on hea meel, et Karolil hästi läheb ja väga loodan, et kuigi praegu St. Paulil keerulised ajad, eks ole näha kas või kui kaua see peatreener seal ametis püsib, et suudetakse see, hooaeg on veel väga palju minna, aga suudetakse sealt tabeli lõpust välja tulla. Ma arvan, et tal on umbes sama nagu siin, see on ju teada, et see vist käib küll selle Real Madridi peatreeneri tooli kohta, et 2 mängu kaugusel vallandamisest kogu aeg. et tal on väga lihtne, tal on need 2 mängu. Kui need lähevad hästi, siis ma arvan, et antakse aega juurde, kui sealt peaks nüüd tulema näiteks, ma ei tea, 1 punkt või isegi 2 punkti oleks ka ilmselt sõkke veel talutav kuidagi, sõltub mängupildist kõigest. Aga et kui sealt nagu midagi ei tule näiteks, siis ma arvan küll, et tehakse vahetus. See stsenaarium peab olema nüüd selline, ma panen paika, see on ühesõnaga mais lõpeb sakslased kuulake. Mais lõpeb Bundesliga hooaeg, on mais vist? Mai kandis Mets püsib terve, on põhikoosseis mees, nagu me kõik eeldame ja arvame ja ilmselt nii läheb. See on loogiline. Jätab St. Pauli püsima. Siis on Brighton teeb ülikõva hooaja. Brighton on praegu Premier League'is on seal 10. Ei, kuskil 7. Seal on nüüd mingi 3 punkti sees on 7 võistkonda umbes vist. Liverpool Varne Schlotti minema, palkab Brightoni tänase Hurtseleri. Jah, tema, kes oli siis Metsa endine peatreener, kes hindas teda kõrgelt. Hurtseler läheb Liverpooli ja võtab järgmise aasta juunis siis Metsa enda juurde. Anfieldile. No võt. Variant on. Ja lihtne. Ma loodan, et sakslased panid kirja nüüd. Ja Inglismaal ka kuulati. Plaan paigas. Väga hea. Jah. Teine tippliigas mängiv mees oli pingi peal. No tema oli pingi peal jälle paraku, jah. Et seal ei... Mulle meeldib, kuidas Eesti ajakirjandus praegu nagu alustab neid uudiseid niimoodi, et see fookus on sellele, et see mis ta nimi, Backhouse korjas 3 tükki võrgust, Hein vaatas mänguvigilt. Ja siis muidugi, kui uudise lahti teed, siis tuleb tõde tunnistada, et ega tal 1-3 juures nagu midagi teha ei olnud, et tema kaele. Ja, aga see ongi õige, omasid tulebki hoida ja pushida, see on ju... Nüüd me jõuame sinna, kus siin üks tuntud Eesti spordiajakirjanik on ka väitnud, et ka siis, kui sa Eesti koondise mängu kommenteerid näiteks, et siis sa pead olema erapooletu. Kas ta mainis seal ka Eesti koondise mängu? Ja. Sa räägid siis Brit Pulleritsust? Räägin. Ma ei tea, ma arvasin, et ma ei ole muidugi mingi, ma ei tea, kas ma saan ennast professionaaliks nimetada, kui teema on kommenteerimine. Aga kus see piir läheb siis? Ei, piir polegi, kogu aeg pead olema objektiivne. Ei, ma mõtlen professionaalsus. No ei, selles mõttes. No kuskilt igatahes mitte sealt, kus sina oled. No kui sa selle eest raha saad, siis võiks olla professionaalsus. Ja aga mina alati tahan seda, et kui sa jalgpallurina raha saad, ei tee sind professionaaliks see, et sa raha saad. Sama on, eks ole see, kus meil on kogu aeg see, nüüd meil on kõik muidugi profiliiga, eks ole, teatavasti, aga Tammekast vist öeldi nagu umbes see, et mis me ei tee professionaalselt trenni nagu, et see määrab ju, eks ole. Kui palju sa vaeva näed selle kommenteerimise jaoks? Aga et mina selle järgi ei ole kindlasti professionaal, see 20 taskus kohale ja... Lõpetus, see on laim praegu, see on laim. Tähendab, ma sellist kaustikut nagu Zaha Vaikole ei ole sul küll kunagi näinud, nagu kus sul oleks... Kus mu kõtt on? Ma ei räägi suurusest, mõõtades samast kaustikust. Viimsis nägin kaustikut. Ei, okei, naljaks. Aga ühesõnaga need koondise mängudel ma küll alati olen ikkagi nagu meie ja... No minu jaoks oleks nagu jabur teistmoodi nägu teha. Okei, ma alati mõtlen, et kas ma pean selle pahatihti, ma ütlen selle ülekande alguses või mingil hetkel välja, et selgitan, et nüüd me ikkagi... täna me meietame, sest me... Minu mõnest ei pea seda selgitama seal. Nagu Eesti koondise mängul on. Mis asja sa hakkad seal
peietama või? Minu arust on Võiskad, isegi Itaalia paneb värava meile, siis võiskad samamoodi nagu Sapinini värava puhul, see oleks jabur ju. Ja samamoodi on ju Eesti klubide mängud eurosarjades, inimesed kõik ju kõik mõtlevad meie. See on eestikeelne kommentaar ka veel. Jah. Et noh, ei, aga jah, see selleks, nüanss. Aga jah, kui siin eestlastest välismaal rääkida, siis seda juhtub harva, kui me nagu 3 korraga saame juurde ühte klubisse. Läksid siis Flora naiskonnast. 3 Itaaliasse, Kataniasse, Kristina Teern, Mari-Liis Lillemäe ja Liselle Palts, siis kus see Katania oli meil, Sitsiilias. No, Palts esimest korda... Samad nimed minu arust ju alles läksid kuskile... Palts esimest korda, aga Teern ja Lillemäe on Austrias käinud. Nad läksid sinna ka koos ju? Ei läinud. Teern on sellest kolmikust ainus. Nad läksid Austriasse ju, ma ei mäleta, millal nad täpsemalt läksid, aga ta läks koos Räämeti ja Volkoviga. Lillemäe läks jah, eraldi ajal, nagu, aga ka Austrias. Et noh, koondise kogemust vaadates siis, või noh, mis meil nüüd kogemust vaatama, aga tegelikult nagu koondises ikkagi kõik 3 ma julgen öelda põhimängijad, et noh, okei, Teern on see vahetusest sekkuv ründaja sageli olnud ka, aga jah, seeriat C, noh, seal nagu Eesti naised on seal käinud enne ka mängimas ja ega seal nagu B, C seal lõppkokkuvõttes vist väga, väga suurt vahet nagu ei ole. Sõltub rohkem klubist nagu ka, et võimalus tõusta ja pigem sõltub nagu nendest klubi tingimustest ja kõigest. Nad vist olid seal seeriat sees, olidki praegu seal tipus ju oma selles, mis iganes. Liidrid praegu oma tsoonis. Seal on 4 alagruppi. No kindlasti see on koht, kus kui hästi läheb, siis võimalik seal samas Itaalias karjääri teha, kas sealt samas klubis või siis teistele silma jääda, et Eesti viimaste aastate üks parimaid naisjalgpallureid Vlada Kubassova ju veetis päris head mitu aastat Itaalias, jõudis kõrgliigasse välja, et ja Itaalia kõrgliiga tase, et kui sinna lõpuks välja jõuda, see on juba väga korralik. Ja see oleks ülikõva, aga noh, lihtsalt juba ka see, et seal noh, paratamatult ma olen üpris kindel, et sa saad seal just keskmise taseme mõttes nagu palju rohkem korralikke mänge kui Eestis lihtsalt. Et noh, mis sellest Eesti naiste meistriliigast saab, seda praegu endiselt ei oskagi öelda, nagu, et kes seal mängima hakkavad uuel hooajal ja kui palju neid naiskondi üldse on ja noh, samas Flora puhul nüüd see muidugi, et sa võtad nagu sealt ikkagi 3 noh, väga põhimängijat ära, siis teeb nende elu ka huvitavaks. Iseasi küsimus on kindlasti see, et kas Catania võistkond on, kui tugev ta võrdluses näiteks Floraga on. Et jah, noh. Et seda on neid on hästi raske mõõta nii või teisiti, eks ole, neid asju, aga ma arvan just see, et oluline on see, et võib-olla isegi, kui sa selles võistkonna koosseisus teed võib-olla väikse sammu nagu tagasi, et sa ikkagi just saad nagu iganädalaselt korralikke mänge, et see võiks olla nagu üks asi. Aga no näis, neid hästi raske on neid asju hinnata, et niimoodi ette nagu, et kuidas minema hakkab. No kindlasti tervitatav, et need, kes on juba korra välismaal olnud, pean silmas siis Sterni ja Lillemäe isegi rohkem kui korra vist, et proovivad uuesti ja otsivad seda õiget teed. Ja vanus on ka selline, et praegu ongi aeg ju proovida ja kuskil lõpuks kand korralikult maha saada. Saab veel asju teha küll, jah. Et no Lillemäe oli ju USA-s ülikoolis, kui mälu ei peta. Et jah, edu ja jaksu. Ega muud ei olegi öelda. Ja veel, no välismaa jalkast lihtsalt, mis veel tegelikult nagu siin silma on jäänud, et Liverpoolis hirmus tüli Mohamed Salahi ümber, et lihtsalt nagu väike selline imeõrn paralleel nagu ka sellega, et kuidas sul, kui raske on hoida võistkonda nagu koos Real Madrid samamoodi, eks ole, tuli nagu uus treener, tundus ideaalne valik, eks ole, nüüd on 5 mängust 1 võit, et noh, treeneri töö ongi hästi keeruline. Et sa Havaikol ka ütleme, selles mõttes nagu, enne ma mõtlesingi, et mingi mõttekäik oli, kuhu ma tahtsin jõuda, et sa Havaiko jaoks nagu ka selline, et Paides sa oled töötanud. Ma tean, et on neid, kes nagu ütlesid ka, et
rääkisime siin Viktor Levada iseloomust ja kõigest, et noh, kui ei tule edu, siis on ikkagi minek üsna tihti. Ja nagu see, et noh, miks sa nüüd lähed sinna, et siis kui ei tule ju seda edu, siis on kohe ju sul minek jälle sealt ja noh, nagu annad kohe ära, et mis sul seal nüüd seal Levadia U17 viga oli. Noh, jalgpallitreener ei saa mõelda nii. See ongi see amet, noh, see on sama nagu jalgpallur, eks ole, et no aga äkki ma ei lähe tugevamasse klubisse, et ma ei tea, sa Tartust tulid Tallinnasse, eks ole, et noh, äkki ma ei lähe igaks juhuks, et noh, äkki ma ei saa seal põhimeheks. Siin ma olen, noh, mängin siin edasi, mängiksidki tõenäoliselt, oleksid mängid karjääri lõpuni Tammekas, oleks seal olnud põhimees ja teinud ja möllanud, eks ole, aga kuskil tiksub kogu aeg see, et aga noh, äkki. Et palju on Zahovaikol võimalust Eesti tippklubisid juhendada. Esiteks nagu ei käida üle nädala niimoodi pakkumas, et siin on koht, tule. Väga harvad on need hetked, kus sa ise nagu saad veel minna ka. Ma ei tea, kuidas tal Florasse tagasiminekuga oleks, Paidesse ilmselt ikkagi uuesti ei lähe lihtsalt selle tõttu, et see on nagu käidud tee juba, eks. Võib-olla kunagi. Kindlasti ta on ikkagi ambitsioonikas treener, kes vaatab ka tulevikus välismaale ja kui sa oled Eesti tippklubi peatreener, siis võiks olla seda sammu välismaale justkui natuke lihtsam teha. Ja Kaljus praegu Nikita Andrei teeb väga head tööd, et seal nagu nii pea ei paista, eks ole, et koht oleks vabanemas. Loomulikult sa võtad selle vastu, et see ei ole nagu mingi küsimus. Ja võtadki vastu teadmisega, et aga võib-olla 2 aasta pärast on kõik või 3 aasta pärast. Ja ei tee nagu sa ei tee otseselt. Või poole aasta pärast. Ja võib ka minna nagu 3 aastat näiteks, eks ole, sa ei tee otseselt midagi halvasti, aga see on nagu kõigest vaatan uut, eks ole, kõik see, et sa tead, see on see treeneri töö. See on nagu kõigest, sa ei saa ju, kui sa hirm hakkab sind juhtima, siis sa ei ole edukas selles, mida sa sellel hetkel teed. Sa ei saa hirmuna, see on jalgpallurina sama. Treeneri töö, see on see nagu eriti, et kus mujal ametis sul nagu see on, eks ole, et see on nagu tihti on ju öeldud ka, et sa nagu kirjutad põhimõtteliselt 2 lepingule alla, et üks on, annad 2 allkirja, üks on see, et ma tulen ja teine on see põhimõtteliselt juba, et ma juba tean, et lähen ka. Lahkumisavaldusele ka allkirja. Lahkumisavaldusele ka, eks ole, lihtsalt see pannakse sahtlisse praegu, et õige ajani. Naljaga pooleks võib öelda, et nii halvasti Zahovaikol kindlasti ei lähe, ma julgen öelda, kui Maksim Kalinitšenkole. Ütleme, teoorias ajaliselt kindlasti teoorias on see, et ajaliselt mitte teoorias on see, et meil pole hooaeg alanud veel. Õnneks jõulud tuleb peale, kes see jõuluajal ikka seal hakkab laamendama. Võib-olla jah. Jõulude all ei hakka nagu siin säkkima kedagi. Aga loomulikult peatreenerid samamoodi, ma ei tea, lähed väljakule mina mängijana, sa olid 2 täiesti erinevas mentaalses seisundis olukorras, kui sa lähed väljakule ja kui sa hakkad enne mängu mõtlema niimoodi, et ma ei tohi eksida, sellepärast, et kui ma eksin, siis juhtub nii. Versus siis see, et ma lähen väljakule, mõtlesin, kuule, mis lambi ants mul siin vasakus ääres vastas on, ma panen minust küll mööda ei saa. Et 2 nagu erinevat mõttelaadi ja kuidas siis see näitab nagu enesekindluse kohta. Värske näide, millest me just rääkisime. Levadia euromäng Differdangiga. Mindi väljakule umbes nii, et muidu löövad ära meile veel. Kes what? Lõidki ära. Sellest hoolimata. Aga jah, ühesõnaga, maailma jalgpallist nii palju veel võib-olla, et meil ikkagi MM-i alagrupid loositi. Ei läinudki nagu juba jõuti, nagu, et juunis hakkab juba turniir, et äkki saame ikka enne ära loositud, nagu, sest et Ameerikana. Siin oli ju, ma ei tea, vaatasite kahjuks küll, jah. Seda jah, aga kas te vaatasite ka nüüd siin seda suurt Messi ja Mülleri finaali, et MLS-i tiitlimäng oli sobivalt Eesti jaoks väga mõnusal õhtusel ajal, aga seal oli ka nii, et pool võib olla mängu algusaeg kirjas, eks mäng poolest ei alga nalja teete või, et 15 minti sinna otsa rahulikult. Ei, see on mingi USA värk ju üldse, see on neil liigamängud hakkavad suvine MM sama, suva, mis seal kalendris kirjas oli. See on klubid MM. Kuidagi, ma ei tea, võtad mingi flashcore'i lahti või mingi asja, siis seal on see mängu algusaeg on ala, ma ei tea, Eesti ajargi 3:00 öösel, aga need kõik mängud hakkavad 30, 3:11. Kõik asjad, eks ole. Siis hakatakse alles seal tutvustama, pannakse need tuled vilet. Ja NBA-s on jah sama ka, et ma ei olegi nagu läbi hammustanud, et mis asi see on, et kas ma arvan, et see on see, et sa ikkagi täpselt, et sa teeksid oma teleka lahti ja siis sa näed kõik need 127 reklaami ära. Ja FIFA siukest asju MM-il ju ei lase läbi. MM-il ilmselt ei lase, aga näed, klubid MM-il ju seal küll molutati ja venitati minu mõelest. Mine tea, FIFA praegu, kui ikka Trump ütleb, et teeme, siis Infantino lööb kulpi ja ütleb, et muidugi teeme, kallis sõber. Kõike teeme.
tahad veel mõnda medalit? Sealt loosimisel mulle jäi silma täna küll see, et kuidas mingi eksitus oli, et Argentiina peatreeneril kästi ka karikat tõsta ainult vist kinnastega või ei lastud üldse puutuda või. Ja siis president vabandas ja siis anti ikkagi peatreenerile karikas kätte ka, et maailmameistrid ikkagi võivad karikat tõsta. Oota, neil oli seal Kataris, mis see oli see kuulus see kokk oma soolaga seal. See käis ju näppimas. Salt pae, jah. See käis ju näppimas seal seda, et ettevaatlikkust teinud. Aga ei, ütleme korralik, kelle jaoks komöödia, kelle jaoks tragöödia oli kogu see üritus nagu ikkagi, aga Kevin Hart oli lae. Ta enam-vähem vist päästis kogu ürituse. Isegi nagu Rio Ferdinand sai enam-vähem hakkama asjaga, et see oli ka nagu tubli, aga ma tunnen siiralt kaasa nendele inimestele sealhulgas endale, kes alates kella 7 vaatasid seda pulli 1,5 tundi. Ei no meil oli nagu töögraafikusse või kalendrisse oli ju märgitud, et kestab 1,5 tundi ja siis sa küsisid, et 1,5 on täis, et võin laivi kinni panna, et midagi pole juhtunud. 1,5 tundi läheb teil aega, nagu see on isegi nende ürituste kontekstis nagu ulme. Kõik oleme harjunud, et algul on kõned ja vaata, et isegi mingid meistrite liiga loosimised suudetakse. Kõigepealt keegi laulab ja siis on kõned ja siis on veel midagi ja siis hakkame pihta, aga see on ikka 20 minti tavaliselt, mitte 1,5 tundi. Aga kui kõik jookseb ju plaanipäraselt, siis on meil ju päris turski, et need veerandfinaalid ees ootamas. Kui kõik läheb nagu plaanipäraselt. Siis on Prantsusmaa, Holland, Hispaania, Belgia, Brasiilia, Inglismaa, Argentiina, Portugal. Portugal. Inglased ju juba arvutasid midagi, et tuleks ikka grupis teiseks jääda, et siis on nagu lootust seal, aga Horvaatialt saavad tuppa ja ongi ei no siis on tehtud jah, aga siis tõenäoliselt saab keegi teine kuskil veel tuppa ja siis saad ikka endale selle samasugused vastased sealt nagu aga see Argentiina, Portugal ju kõlab ka. Kõlab teatud see vist mõlemad peavad alagrupi võitma, pluss siis esimesest play-off sellest edasi minema. Korralik last dance oleks. Sest Messi vist ei ole veel kinnitanud oma osalemist. Ta oskab, vaata ka müüa pead oskama. Ta oskab müüa seda niimoodi. Suhteliselt mõttetu just vaadata, et kuidas need paarid võiksid tekkida. Mõttetu sellepärast juba, et juba alagruppidest, eks ole, edasi saavad väga suur osa 3. koha meeskondi. Ja seal tõesti mingi 1-2 kohta sinnapoole isegi ei oma nagu nii suurt tähtsust. Ma ei usu, et seal keegi väga lolli hakkab mängima mingit vastast valima, et viimane MM näitas ka, et seal vaatan, mida Marokko tegi, et mida sa valid seal nagu nii väga, eks ole. Aga surmagruppi pigem ei tulnud, jah? Pigem ei tulnud. Mõned sellised ühtlased tugevad tulid, aga sellist surmagruppi jällegi ma ütleks, et seda nagu saada on ka väga keeruline, mis surmagrupp see on, kus sul nagu, ütleme, on ju nähtud, kõik 3 võtavad seal oma mingit kohustuslikku võidu ja siis veel ühe omavahelistest ja on sul 6 punkti ja lähed sealt tuimalt edasi. 4 punktiga on ju täiesti reaalne saada edasi veel 3. kohaga ka, et isegi 3 punktiga. Isegi 3, ja ma ütlen, 4 on nagu peaaegu garantiivist juba olnud tegelikult, kui vaatad neid turniire, mida on mängitud. Ja pluss siis veel see, et kui sul ikkagi igasse gruppi mingisugune Haiti või Curaçao ikka ära läheb, siis ei ole nagu midagi teha. Ja sellised vahvad kokkusattumused. Et tavamäng Mehhiko, Lõuna-Aafrika on olnud juba MM-il, üldse mitte väga ammu. Oli Lõuna-Aafrikas, eks ole. Miks seda mängu ma tahtsin mainida lihtsalt sellepärast, et öelda eetris ära nimisi Piva Chabalala. Üks ägedamaid jalgpalluri nimesid, mis on olnud. Üks ägedamaid selle turniiri väravaid lõi ta selle Savamängus. Olnud paha, jah. Ja samamoodi, eks ole, Prantsusmaa Senegal sattusid ju kokku, kes ka omal ajal Lõuna-Koreas avasid turniiri. Kui rääkida nagu jalgpallurite ägedatest nimedest, siis mulle toona see Papa Buba Diop jäi küll meelde, et kahjuks nüüd mängib juba kõrgematel väljakutel natukene, aga et jah, kes on nagu jalkat kauem vaadanud, see kohe leidis sealt selliseid puutepunkte, ütleme. Ja siis ega väikse skandaalita nagu ka ei saa, et ma ei räägi siin isegi Trumpist praegu, vaid ikkagi see, et miks see Usbekistan sinna kuskile teise gruppi tõsteti,
ei pandud siis, või pandi siis just nimelt niimoodi, et Prantsusmaa ja Norra lähevad ühte alagruppi. Võt see on see Prantsusmaa, Senegal, Norra pluss siis keegi sealt, see on Iraak, Boliivia või Surinam, et nemad on see outsider seal grupis, aga et see on nagu päris kõva punt, see kolmik. Aga et seal siis, kellel siiamaani on arusaamatu, kui seal play-offis on sul täpselt Aasiast võimalik, et Aafrikast võimalik, et Lõuna-Ameerikast, siis tuli seal kalkuleerida niimoodi, et ei saa ühelt mandrilt ju peale Euroopa, siis üheltki teiselt mandrilt ei saa samas grupis olla nagu kaks koondist ja siis tuli nagu maletada niimoodi, et see oli mingi, sealt tuli siis nagu edasi keerata mingi 6-7 käiku vist umbes ja siis nagu tagantjärgi saad aru, miks tuli see just nimelt vist Aasia meeskond Usbekistan panna just sellesse gruppi, et ei tekiks nagu seda olukorda, et mingil hetkel sul on need play-off paarid on ees ja siis vaatad, et ei saa siia panna ja lähme otsast peale või see ei oleks mõeldav. Et ei olnud sohk nagu, et kes ikka nagu kauem on vaadanud neid loosimisi, see vast nagu saab aru sellest. Aga jah. Totrus ju tegelikult imelik, nagu võiks olla ju, aga miks me ei või teha nii, et vaba loose, et ei ole mingi piirangud. Kõik need, kes jõudsid palju, neil on 48 punti, pannakse ühte sinna, nüüd hakkame loosima A-alagrupp, et niimoodi. Nii oleks ju... No hirm on suur, et sa satub sul seal 400 Euroopa meeskonda, eks ole, või kõige hullem satub sul, ma ei tea, ütleme ühte gruppi terve ports. Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa. Lõuna-Ameerika meeskondi, eks ole, ja siis sealt juba midagi kaotad kohe. See on ikka eesmärk on see, kui meil pandi siin ju juba top 4 koondistele pandi ju asetused juba, pole ka enne nähtud, eks ole. Jällegi muidugi, see eeldab seda, et kõik võidavad oma alagrupid, eks ole, et nii kui keegi ei võida, siis see läheb kohe paigast, aga ikkagi see suund on nagu selle poole, et varsti me hakkame seda ka ikkagi nägema, et seal kõik osalevad, aga siis keegi alustab veerandfinaalidest juba. Nii saab Eesti ka MM-il äkki. Teeme eelringid ja miks mitte. Kui Trump lubas juba isegi ju siin selle NFL-i ümber nimetada, et esimene mees vist kogu Ameerikas, kes on välja öelnud, et kuulge, et see on ikka football. See on õige football. Mis soccer? See on football. Me nimetame selle oma asja ümber. Mingi Mehhiko laht on väike asi sellega võrreldes, kui see muudatus tõesti ära tehaks. Siis ta saab 1 medali veel, ma arvan. Et plaati. Aga pole kaua oodata. Natuke pealt poole aasta ja vaatame, kuidas siis Hispaania suursoosikuna vastu läheb. Aha, selge. No jah. Aga meelde jääb see kindlasti kõige suurim vaatamisväärsus on ikkagi Ronaldo, Messi, Modric vist läheb ka ju. Äkki või võiks. Ta ei ole ju öelnud vastupidist. Minu mõelest ta ei ole. Ainus küsimus on see, et ega ta koondise esindamist ei ole siin ära lõpetanud või vahepeal. Ja siis on huvitav näha ka ei ole. Mis seal veel on Promistevid on ju, mida vaadata. Muidugi. Talles siin mütand ja Curaçao, Oeneme saare. Ja nii ta läheb. Curaçao oli vist, ma mäletan, kas see oli põhimõtteliselt Saksamaa koondis mängib Leipzigi vastu. Dortmund on natuke väiksem nagu, Dortmund, kes on käinud Dortmund, Leipzig, sellises mastaabis nagu linn, et see on siis Curaçao rahvarv. Et ei, pull nagu selles suhtes, et eks ta on jälle täpselt selline, et vaatad seda loosi, vaatad, et jumal, et ma ei hakka, seal on mingid mängud on õhtul meie aja järgi, mingid mängud on päris öösel, midagi on ka näiteks tööpäeva hommikul kell 7, kes suvel peab sel ajal tööl käima, lükkad käima hommiku kohvi kõrvale, vaatad ära, 9 tööle ja vaatad mingit Jordaaniat sul ukerdamas kellegagi. Aga seda me räägime alati minu mõelest, see oli enne Katari MM-i oli ka see, et Jordaaniale panime mees siin 3 viitsi vaadata sellised meeskondi, mõttetud mängud nagu kõik, hakkab see MM pihta, kuule! Ei, nüüd võib seda selles mõttes rohkem olla, Katar ju on sama kellaaeg, mis Eestis vist oli. Ei, kindlasti, aga ma mõtlen just seda, et nagu mõttetud meeskonnad, seda juhtum. Ei, nüüd, kui sul on mõttetud meeskonnad omavahel Eesti ajärgi öösel mängivad, siis sa ei viitsi vaadata Jordaania ja mingi Usbekistani lahingut. Õnneks omavahel vist ei pane, aga ei ma ei ole kindel, kas ma keset tööd võitsin isegi mingit Saksamaa Ecuadori mängu vaadata, sest et ei ole tohutu Saksa fänn näiteks, eks ole, ja siis kui töö nõuab, siis küll, aga do your job. Ei, kui makstakse, siis võib. Aga nagu niisama... 1,5-kordselt. Ja.
aga niisama vaatajana, ma arvan, et ikkagi on nagu see on ikka päris nagu nadi aeg, aga näis. Mis siin nagu vaatajana vigiseda, et siin meeskonnad juba vaatavad selle järgi, et mõni grupp oli väga hea, just selle tõttu mõnda gruppi sattuda, et sa saad mängida USA-s näiteks staadionil, kus on sul kas on katus või on konditsioneerid või kõik, ja sa ei pea mängima, või mängid Kanadas näiteks, kus on normaalsemad ajad minu meelest, eks ole, pluss lihtsalt kliimaga mõnusam versus see, et sa paned seal USA-s keset päeva, seal tuuakse jälle see 2 meetri kõrgune ventilaator platsi äärde, nagu klubide MM-il oli. Lumekahur. Lumekahur on see. Lumekahur. Et jah, saab selline omamoodi MM olema kindlasti. Koos Trumpi ja kõigi muude veidrustega, aga on hullemaidki nähtud tõenäoliselt. Vot. Ja Karl Jakobein sai ka suures saagas võidu. Jah, on puhas poiss. Kohus mõistist õigeks. Või mis iganes, kuidas see... Ma ausalt ütlema, et mingi nii lolli kohtukeissi ei ole ammu näinud. Põhimõtteliselt ikkagi me arutasime selle läbi. Me oleme rääkinud sellest siin saates ka, et Hein on teinud ikkagi selle ära, et nagu öeldakse vaata selle kohta, et tõesta, et sa ei ole kaamel. Ära tõestas. Selle jaks oli vaja siis nagu riigi raha raisata. Heina aega raisata. Eks üks asi ikkagi oli see ka, et ta ju pidi selle asja ära tõestama, et saaks nüüd edaspidi Eestis nende lubadega sõita, et tal samad lolli case'i ei tekiks. Ja. Ei nüüd vist ei saa enam tekkida, sest nüüd on nagu rahvastikuregistris märge korras, aga et palun kasutame tervet mõistust. Minu meelest isegi kohtunik andis mõista nagu, et miks me tulime siia, nagu, et oleks võinud ju mõistlikult loobuda sellest vaidlusest ja kuludest. Aga ma kujutan ette, et tegelikult Eestis võib olla veel selliseid inimesi, kes on sarnase asja pärast trahvi saanud, näiteks kuskil noorena läinud Austraaliasse ja seal kuidagi juhiload teinud ja siis võimalik. Ja võib-olla erinevalt Karl Jakobeinast ei ole ju selliseid vahendeid, et asja kuhugi kõrgemale kaevata. Jah, ei täitsa võimalik. Et äkki saab nüüd nagu selle asja korda, et siis Eesti eest igas mõttes. Tubli mees. Vot. Siuksed jutud. Tõmbame tänasele saatele joon alla sellega. Isegi kui võib-olla praegu tundub, et ei teagi, millest järgmises saates rääkida, siis kindlasti nädal toob midagi uut, nii et püsige lainel. Aitäh vaatamast, kuulamast. Aitäh teile, Kris ja Markus, ja näeme taas.